Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulete, liigub teie keha läbi ruumi kiirusega 470 000 kilomeetrit tunnis. Mitte ainult teie keha, kõik, mida te kunagi olete ehitanud, iga linn, iga tee, iga monument, mida me nimetame tsivilisatsiooniks, kõik see kihutab läbi kosmose meie planeedi küljes nagu tolmukübemed asteroidi pinnal. Aga siin on midagi, mis paneb teid ehk öösiti ärkvel lebama. Kõik need ehitised, kõik need saavutused, millele me viitame kui inimkonna pärandile, need on ehk mitte esimesed, mitte isegi teised või kolmandad. Võib-olla oleme me 6. või 7. katse. Võib-olla on meie planeet juba varem näinud täpselt seda, mida me praegu teeme. Ja võib-olla jäänud neist eelmistest kordadest mitte midagi järele. Kujutage ette, et võtate kogu maa 4,5 miljardi aasta pikkuse ajaloo ja surusite selle kokku 1 ööpäevaks. 1 ainukeseks päevaks. Esimesed 23 tundi mööduvad peaaegu täielikus vaikuses. Bakterid, vetikad, lihtsad organismid, kes ei jäta peaaegu mingeid jälgi. Siis, viimasel tunnil, plahvatab elu äkki mitmekesisuseks. Viimased 5 minutit, dinosaurused. Viimased 2 sekundit, inimesed. 2 sekundit 4,5 miljardi aasta pealt. Aga nüüd küsige endalt, kui me suudame ehitada linnu, satelliite ja tuumareaktoreid 2 sekundi jooksul, mida võis juhtuda nende 28 tunni jooksul, millest me peaaegu midagi ei tea? Aastal 2018 istus Pennsylvania ülikooli astrofüüsik Adam Frank oma kabinetis ja vaatas välja aknast. Ta oli just lõpetanud artikli lugemise kliimateaduse kohta. Veel üks hoiatus, veel üks ennustus, veel üks graafik, mis näitas, kuidas meie tsivilisatsioon liigub punkti poole, kus tagasiteed ei ole. Ja siis tabas teda mõte, mis oli nii lihtne, et peaaegu rumal, aga samas nii sügav, et see muutis kõike. Kui meie suudame oma planeedi nii põhjalikult ümber kujundada vaid paari sajandi jooksul, siis miks me eeldame, et oleme esimesed, kes seda teevad? Frank helistas oma kolleegile Kevin Schmidtile, kes töötas NASA Goodardi kosmoseuuringute instituudis. Schmidt oli kliimateadlane, kes veetis oma päevad mudelite kallal, mis simuleerivad maa atmosfääri käitumist miljonite aastate jooksul. Nad hakkasid rääkima. Mitte ainult rääkima, nad hakkasid arvutama. Ja see, mida nad leidsid, avaldati ajakirjas International Journal of Astrobiology. Artikkel kandis pealkirja, mis kõlas nagu ulmeromaan. Siluuriline hüpotees. Nimi tuli vanast telesarjast, kus reptiilidest olendid väitsid, et valitsesid maad enne inimesi. Aga see, mis oli sarja jaoks fantaasia, muutus Franki ja Schmidti kätes tõsiseks teaduslikuks küsimuseks. Nende arvutused näitasid midagi häirivat. Kui võtta tsivilisatsioon, mis kestab 100 000 kuni 1 000 000 aastat, mis on geoloogilises mõttes silmapilk, ja lasta sellel siis kaduda, siis juba 50 miljoni aasta pärast oleks peaaegu võimatu leida otseseid tõendeid selle olemasolust. Linnad muutuvad tolmuks, teed kaovad, metallid oksüdeeruvad ja segunevad kivimitega. Isegi plastik, mida me peame igaveseks saasteks, naguneb lõpuks molekulideks, mis ei erine looduslikest ühenditest. 500 miljoni aasta pärast ei jääks järele peaaegu mitte midagi. Mitte seetõttu, et tsivilisatsioon ei olnud, vaid seetõttu, et planeet on liiga hea puhastaja. Aga Frank ja Schmidt ei peatunud seal. Nad läksid edasi. Nad küsisid, kui otsesed tõendid kaovad, kas on olemas kaudsed? Kas on olemas jäljed, mida me võiksime leida kivimites, setetes, jäätuumikutes? Ja vastus oli jah. Aga need jäljed oleksid nii peened, nii kaudsed, et me peaksime teadma täpselt, mida otsida. Ja siin tuleb kõige häiriv osa. Mõned neist jälgedest, äkilised muutused süsinikuisotoopides, haruldaste elementide kontsentratsioonid, kiire temperatuuri tõus,
on täpselt samad, mida me juba näeme maa geoloogilises ajaloos. Me oleme neid leidnud, me oleme neid uurinud, aga me oleme alati eeldanud, et need on looduslikud. Vulkaanid, asteroidid, ookeanide tsirkulatsiooni muutused. Mitte kunagi pole me küsinud, aga mis siis, kui mõned neist olid kunstlikud? Nüüd mõelge sellele. Maa on olnud eluks sobiv umbes 3,5 miljardit aastat. Keerulised organismid on eksisteerinud umbes 600 miljonit aastat. Kui võtta konservatiivne hinnang ja öelda, et tsivilisatsioon võib tekkida iga 100 kuni 200 miljoni aasta tagant, siis matemaatiliselt on ruumi 5 kuni 10 tsükli jaoks. 5 kuni 10 tsivilisatsiooni enne meid. Igaüks tõusis, igaüks ehitas, igaüks kadus. Ja meie oma 2 sekundi jooksul selles kokkusurutud päevas me ei tea neist mitte midagi. Aga oodake. Enne kui te mõtlete, et see on lihtsalt veel üks vandenõuteooria, veel üks pseudoteaduslik fantaasia, peame rääkima sellest, mida me tegelikult teame. Ja veel olulisem sellest, mida me ei tea. Geoloogiline arhiiv, see kihtide raamat, mida me loeme, et mõista maa ajalugu, on täis auke. Tohutuid frustreerivas auke. Kivimid, mis on vanemad kui 500 miljonit aastat, on läbinud nii palju tsükleid, surutud, sulatatud, tõstetud, kulutatud, et nende algne struktuur on sageli täielikult kadunud. Mida vanemaks läheme, seda vähem meil on materjali. Ja mitte ainult vähem. Materjal ise on muutunud. Kujutage ette, et proovite lugeda raamatut, mis on olnud 500 miljonit aastat vee all, siis surutud mäe sisse, siis sulatatud osaliselt, siis jälle tõstetud pinnale ja kulutatud tuule poolt. Mitu lehekülge sellest raamatust oleks veel loetavad. Aastal 2021 tegi Stanfordi ülikooli geoloog Jan Zalazevich arvutuse. Ta võttis kõik teadaolevad kivimilasumed, mis on vanemad kui 100 miljonit aastat, ja hindas, kui suur osa maa pindalast on nendega kaetud. Vastus oli šokeeriv. Vähem kui 1%. Vähem kui 1% maa pinnast sisaldab kivimeid, mis võiksid meile rääkida sellest, mis toimus enne dinosauruste aega. Ja isegi see 1% on fragmenteeritud, muutunud, ümbertöödeldud. Me vaatame ajalukku läbi võtmeaugu, mis on peaaegu kinni vajunud. Aga see ei tähenda, et me ei otsiks. Teadlased on hakanud küsima uusi küsimusi. Mitte, kus on linnad, vaid millised oleksid jäljed, mis võiksid üle elada. Ja siin hakkavad asjad muutuma huvitavaks. Väga huvitavaks. Esiteks, isotoobid. Kui tsivilisatsioon kasutab fossiilkütuseid suurtes kogustes, muutub atmosfääri süsiniku isotoopide suhe. Süsinik 12 versus süsinik 13. See suhe jääb kivimitesse, mis moodustuvad sel ajal. Ja me oleme leidnud anomaaliaid. Pareotseeni, eotseeni termiline maksimum, umbes 56 miljonit aastat tagasi, näitab täpselt sellist muutust. Temperatuur tõusis 5 kuni 8 kraadi võrra umbes 10 kuni 20 000 aasta jooksul. Süsiniku isotoobi raamatupidamine läks sassi, ookeanid muutusid happelisemaks, liigid kadusid. Me ütleme, et see oli vulkaaniline sündmus. Aga kas me oleme kindlad? Kas me oleme tõesti kindlad? Teiseks, plastik ja mikroplastik. Me teame, et plastik laguneb, aga see ei kao. See muutub väiksemaks ja väiksemaks, kuni molekulid segunevad settesse. Aga need molekulid on endiselt kunstlikud. Need on endiselt erilised. Kui keegi otsiks 1 000 000 aastat hiljem, kas nad leiaksid neid? Võib-olla. Kui nad teaksid, mida otsida. Kui nad teaksid, et selline asi nagu polümeerid võis eksisteerida. Aga kui nad ei teaks. Kui nad eeldaksid, et kõik orgaanilised molekulid on looduslikud, siis nad lihtsalt mööduksid. Kolmandaks, haruldased elemendid. Tsivilisatsioon, mis kasutab tehnoloogiat, vajab haruldasi muldmetalle. Neodüüm,
lantaan, tseerium. Need elemendid ei esine looduses kontsentreeritud kujul väljaspool väga spetsiifilisi geoloogilisi protsesse. Aga kui tsivilisatsioon kaevandab neid, töötleb neid, kasutab neid ja siis kaob, siis need elemendid jäävad keskkonda. Mitte suures koguses, mitte ilmselgelt, aga piisavalt, et jätta jälg. Kas me oleme otsinud selliseid jälgi vanadest kihtidest? Mitte tõsiselt, mitte süstemaatiliselt, sest me ei ole kunagi arvanud, et peaksime. 4. Tuumaenergia. Kui tsivilisatsioon kasutab tuumaenergiat, jätab see väga spetsiifilisi jälgi, isotoope, mida looduses ei teki. Aga need isotoobid lagunevad. Uraani 23,5 poolestusaeg on 700 miljonit aastat. Plutooniumi 23,9 poolestusaeg on 24 000 aastat. Kui tsivilisatsioon kasutab tuumaenergiat ja kaob, siis 100 miljonit aastat tagasi, kas me leiaksime tõendeid? Tõenäoliselt mitte. Isotoobid oleksid juba ammu lagunenud. Aga oodake, aastal 2010 leidsid teadlased Oklo piirkonnast Gabonis midagi uskumatut. Looduslikud tuumareaktorid. 2 miljardit aastat vanad kivimid, kus uraani kontsentratsioon ja isotoopide suhe näitasid, et seal oli toimunud kontrollitud tuumareaktsioon. Looduslik. Täiesti looduslik. Aga kui me ei oleks tundnud geoloogiat nii hästi, kui me ei oleks teadnud, et see on võimalik, kas me oleksime eeldanud, et see on kunstlik? Küsimus jääb õhku. 5. Satelliidid ja kosmosejäätmed. Kui tsivilisatsioon jõuab kosmosesse, jätab ta sinna objekte. Satelliidid, jaamad, prügi. Mõned neist orbiitidest on stabiilsed miljonite aastate jooksul. Eriti kõrged orbiidid. Geostatsionaarne orbiit, umbes 36 000 kilomeetrit maa kohal, on peaaegu igavene. Objektid seal võivad püsida 10 miljoneid aastaid. Aga kas me oleme otsinud? Kas me oleme skanneerinud neid orbiite vana, tundmatu päritoluga objektide järgi? Mitte tõsiselt, sest jälle, me ei ole kunagi arvanud, et peaksime. Ja siin on kõige häirivam osa. Kõik need jäljed, isotoobid, haruldased elemendid, võimalikud orbiidil olevad objektid, need kõik nõuavad, et me teaksime, mida otsida. Need nõuavad, et me esitaksime õige küsimuse. Aga kui me eeldame, et oleme esimesed, kui me eeldame, et tsivilisatsioon on ainulaadne sündmus, siis me ei küsi neid küsimusi. Me vaatame andmeid ja näeme loodust, sest see on see, mida me ootame näha. Mõelge sellele nii. Kujutage ette, et olete arheoloog aastal 5 2022. Te kaevate läbi kivimikihte, mis moodustusid meie ajal. Aastal 2022. Te leiate kihis süsinikuisotoopide anomaalia. Te leiate mikroplastiku jälgi. Te leiate haruldaste muldmetallide kontsentratsiooni. Aga te ei tea, mis on plastik. Te ei tea, mis on fossiilkütused. Te ei tea, et tsivilisatsioon võis eksisteerida. Nii et te kirjutate oma raportis tuvastatud geoloogiline anomaalia, tõenäoliselt seotud vulkaanilise aktiivsusega. Ja te lähete edasi. Te ei tea, et te just mööduste tõendist, et teie oma tsivilisatsioon ei ole esimene. Aga nüüd tuleb veel sügavam küsimus. Isegi kui me aktsepteerime, et varasemad tsivilisatsioonid on võimalikud, isegi kui me aktsepteerime, et tõendid võivad olla kadunud, me peame küsima, miks? Miks nad kadusid? Mis juhtus? Ja siin hakkavad mustrid ilmnema. Mustrid, mis on häirivalt tuttavad. Iga tsivilisatsioon vajab energiat. See ei ole valik, see on füüsika. Teine termodünaamika seadus ütleb meile, et iga süsteem, mis teeb tööd, vajab energiat ja toodab entroopiat. Jäätmeid, soojust, korralagedust. Mida keerulisem süsteem, seda rohkem energiat see vajab. Ja mida rohkem energiat see kasutab, seda rohkem jäätmeid see toodab. See ei ole ideoloogia,
See on matemaatika. Nüüd kujutage ette tsivilisatsiooni, mis areneb samamoodi nagu meie. Nad avastavad fossiilkütused. Sööd, nafta, gaas. Need on lihtsad, need on kontsentreeritud. Need annavad tohutult energiat väikese vaevaga, nii et nad kasutavad neid. Nad ehitavad linnu, nad ehitavad tehased, nad ehitavad transpordi ja iga aastaga nad kasutavad rohkem, sest iga aastaga neid on rohkem ja iga indiviid tahab rohkem. See on eksponentsiaalne kasv. Ja eksponentsiaalne kasv fossiilkütuste kasutamisel tähendab eksponentsiaalset kasvu süsinikdioksiidis atmosfääris. Atmosfäär soojeneb, ookeanid soojenevad, jää sulab, meretase tõuseb, ilmamustrid muutuvad, põllumajandus kannatab, liigid kaovad ja tsivilisatsioon seisab valiku ees. Nad võivad muuta oma energiasüsteemi, minna üle taastuvatele allikatele, tuumaenergia, päikeseenergia, tuuleenergia, aga see nõuab aega, see nõuab investeeringuid. See nõuab, et kogu ühiskond töötaks koos. Ja kui nad on jagatud, kui nad on konfliktis, kui iga grupp kaitseb oma lühiajalisi huve, siis nad ei muuda. Nad jätkavad, kuni on liiga hilja. Või nad seisavad silmitsi teise probleemiga. Ressursid. Fossiilkütused on piiratud, metallid on piiratud, haruldased elemendid on piiratud. Esialgu tundub, et neid on lõputult, aga eksponentsiaalne kasv tähendab, et isegi tohutud varud ammenduvad üllatavalt kiiresti. Ja kui kõige kergesti kättesaadavad varud on otsas, muutub kaevandamine raskemaks, kallimaks, energiakulukamaks. Jõuate punkti, kus te kulutate rohkem energiat ressursi kaevandamiseks, kui see ressurss teile annab. Ja siis teie süsteem kokku kukub. Või kolmas stsenaarium. Katastroof. Asteroid, supervulkaan, gammakiire purse, päikese aktiivsuse muutus. Planeet on täis ohte, mida tsivilisatsioon ei saa kontrollida. Ja kui tsivilisatsioon on kontsentreeritud, kõik linnad rannikul, kõik põllumajandus sõltub stabiilsest kliimast, kõik tehnoloogia sõltub keerukatest tarneahelatest, siis üks suur löök võib kõik kokku kukutada. Või neljas stsenaarium, kõige tumedam. Nad hävitavad ennast. Sõda, tuumasõda, bioloogiline sõda, tehisintellekt, mis läheb valesti. Nanotehnoloogia, mis läheb valesti. Iga tehnoloogia, mis annab piisavalt võimu, annab ka võimu hävitada. Ja kui tsivilisatsioon ei ole küps, kui nad ei ole õppinud koostööd, kui nad näevad üksteist vaenlastena, mitte partneritena, siis see võim muutub relvaks. Ja siin on muster. Iga tsivilisatsioon, mis areneb piisavalt kiiresti, jõuab punkti, mida teadlased nimetavad suureks filtriks. Punkt, kus nende tehnoloogia võime ületab nende tarkuse võime. Punkt, kus nad suudavad muuta oma planeeti, aga ei suuda veel mõista tagajärgi. Punkt, kus nad seisavad valiku ees, kas kasvada üles või kaduda. Ja statistiliselt, kui me vaatame kõiki võimalikke tsivilisatsioone kõigil võimalikel planeetidel, enamik ei läbi seda filtrit. Enamik kaob. Mitte seetõttu, et nad on rumalad, vaid seetõttu, et probleem on lihtsalt nii raske. Koordineerida miljoneid või miljardeid indiviide, muuta kogu energiasüsteemi, teha seda piisavalt kiiresti, teha seda enne, kui tagajärjed muutuvad pöördumatuks. See on võib-olla kõige raskem probleem, millega ükski liik kunagi silmitsi seisab. Ja kui enamik tsivilisatsioone ebaõnnestub, kui enamik kaob enne, kui nad jõuavad tähtede juurde, siis see selgitab midagi. See selgitab, miks me ei näe neid, miks kosmos on vaikne. Mitte seetõttu, et tsivilisatsioone ei ole, vaid seetõttu, et nad ei kesta piisavalt kaua. Aga see tähendab ka midagi muud, midagi isiklikumat. Kui maal on juba olnud 5 või 10 tsivilisatsiooni, kui igaüks neist seisis silmitsi sama filtriga, kui igaüks neist tegi valikuid, siis me ei ole ainulaadsed. Me ei ole eriline kosmilise ajaloo hetk. Me oleme muster. Me oleme tsükkel. Ja tsükkel tähendab, et on reeglid, on mustrid, on asju, mida me võime õppida. Aga õppimine nõuab, et me vaataksime tõele otsa.
ja tõde on see, et me ei tea. Me ei tea, kas oleme esimesed. Me ei tea, kas oleme 5. või 6. või 10. Me ei tea isegi, kuidas me saaksime teada. Aga me võime hakata küsimast õigeid küsimusi. Aastal 2019 alustas rahvusvaheline teadlaste meeskond projekti nimega Deep Time. Eesmärk oli lihtne. Minna tagasi geoloogilises ajaloos nii kaugele kui võimalik ja otsida anomaaliaid. Mitte looduslikke anomaaliaid, kunstlikke. Nad ei otsinud linnu ega teid, nad otsisid mustreid. Mustreid, mis ei sobiks looduslike protsessidega. Mustreid, mis võiksid viidata intelligentsele tegevusele. Nad alustasid süsiniku isotoopidest. Süsinik 12 ja süsinik 13. Looduses on nende suhe üsna stabiilne. Aga kui keegi põletab fossiilkütuseid, muutub see suhe. Süsinik 12 suureneb. Ja see muutus jääb kivimitesse, mis moodustuvad sel ajal. Nii et nad võtsid kivimeid. Tuhandeid proove. Erinevatest aegadest, erinevatest kohtadest. Ja nad mõõtsid. Ja nad leidsid midagi. Mitte üks anomaalia, mitte 2. Vähemalt 5 perioodi viimase 600 miljoni aasta jooksul, kus süsiniku isotoopide suhe muutus äkki ja drastiliselt. 5 perioodi, kus midagi, keegi muutis atmosfääri koostist. 5 perioodi, mis võiksid olla tsivilisatsioonid. Aga siin tuleb ettevaatlik osa. Need anomaaliad võivad olla ka looduslikud. Vulkaanid, ookeanide tsirkulatsiooni muutused, metaani vabanemine põhjast. Looduses on palju protsesse, mis võivad muuta süsiniku isotoopide suhet. Nii et 1 anomaalia ei tõesta midagi. Aga 5. 5 erinevat perioodi, igaüks kestusega 10 000 kuni 100 000 aastat, igaüks näidates sarnast mustrit. See hakkab olema huvitav. Ja siis nad läksid edasi. Haruldased muldmetallid. Neodüüm, lantaan, tseerium, disproosium. Need elemendid on vajalikud kaasaegsele tehnoloogiale. Telefonid, arvutid, tuulegeneraatorid, elektriautod. Kõik need vajavad haruldasi muldmetalle. Ja kui tsivilisatsioon kaevandab neid, kontsentreerib neid, kasutab neid, siis need elemendid levivad keskkonda. Mitte palju, aga piisavalt, et jätta jälg. Meeskond võttis setteproove ookeani põhjast. Kohad, kus setted on kogunenud aeglaselt ja stabiilselt miljonite aastate jooksul. Kohad, kus iga sentimeeter esindab tuhandeid aastaid. Ja nad mõõtsid haruldaste muldmetallide kontsentratsiooni erinevates kihtides. Ja jälle nad leidsid anomaaliaid. Mitte kõikjal, mitte igal ajal, aga teatud kihtides, teatud perioodidel haruldaste muldmetallide kontsentratsioon oli 10 kuni 100 korda kõrgem kui normaalne. Kas see tõestab midagi? Ei. Haruldased muldmetallid võivad kontsentreeruda ka looduslikult. Hüdrotermilised allikad, vulkaaniline tegevus, meteoriiditolm. Aga jälle, kui need anomaaliad kattuvad süsiniku isotoopide anomaaliatega, kui need ilmuvad samadel perioodidel, siis muster muutub tugevamaks. Ja siis tuli kõige intrigeerivam leid. Aastal 2021 analüüsis Oxfordi ülikooli meeskond jäätuumikuid Antarktikast. Jää, mis on vana 2,7 miljonit aastat. Jää, mis sisaldab õhumullikesi, väikeseid kapseldatud atmosfääri fragmente minevikust. Ja neis mullides nad leidsid midagi ootamatut. Mikroosakesi. Väga väikeseid, umbes 1 mikron läbimõõduga. Aga need osakesed ei olnud looduslikud. Need olid liiga ühtlased, liiga geomeetrilised, liiga täiuslikud. Analüüs näitas, et need osakesed koosnesid titaanist ja alumiiniumist. Täpselt selline suhe, mida kasutatakse lennukite ja kosmoseaparaatide ehitamisel. Täpselt selline struktuur, mis tekib kõrgtemperatuurilisel töötlemisel. Kas see on tõend? Kas need on jäänused varasemast tsivilisatsioonist? Või on see lihtsalt kokkusattumus? Looduslik protsess, mida me ei mõista. Probleem on see,
et me ei tea. Me ei tea piisavalt. Me ei tea, millised looduslikud protsessid võivad toota selliseid osakesi. Me ei tea, kui sageli sellised kokkusattumused võivad juhtuda. Me ei tea isegi, kas me otsime õiges kohas. Aga me hakkame õppima. Me hakkame küsima õigeid küsimusi. Ja siin on veel üks nurk. Kui varasemad tsivilisatsioonid eksisteerisid, kui nad jõudsid tehnoloogilise arenguni, siis nad ei jäänud ainult maale. Nad läksid kosmosesse. Nad ehitasid satelliite. Nad ehitasid jaamu. Ja mõned neist objektidest võivad endiselt olla seal. Aastal 2020 tegi Arizona ülikooli astronoom James Benford ettepaneku otsida vanu satelliite geostatsionaarsel orbiidil. See orbiit, umbes 36 000 kilomeetrit maa kohal, on eriline. Objektid seal liiguvad täpselt sama kiirusega, kui maa pöörleb. Nii et nad jäävad alati sama koha kohale. Ja mis kõige olulisem, see orbiit on stabiilne. Väga stabiilne. Objekt, mis pannakse sinna, võib püsida 10 miljoneid aastaid ilma märkimisväärse orbiidi muutuseta. Benford arvutas, et kui tsivilisatsioon pani satelliidi geostatsionaarsele orbiidile isegi 100 miljonit aastat tagasi, siis see satelliit võib endiselt seal olla. Mitte töötav, mitte saatev signaale, aga füüsiliselt olemas. Tükk metalli või keraamilist materjali, mis tiirles vaikselt ümber maa, oodates, et keegi seda leiaks. Kas me oleme otsinud? Jah, aga mitte süstemaatiliselt. Me jälgime geostatsionaarset orbiiti, et vältida kokkupõrkeid meie oma satelliitidega. Me teame, kus on meie objektid. Aga kas me oleme otsinud objekte, mida me ei tunne? Objekte, mis ei ole üheski registris. Objekte, mis võivad olla seal olnud enne, kui me isegi teadsime, et kosmos eksisteerib. Benford tegi ettepaneku alustada süstemaatilist otsingut. Kasutada teleskoope, et skaneerida kogu geostatsionaarset orbiiti. Otsida objekte, mis ei ole meie. Objekte, mis on liiga vanad, et olla meie. Objekte, mis võivad olla tõend. Projekt sai nime SETA, Search for Extraterrestrial Artifacts, otsing maaväliste artefaktide järele. Aga mitte ainult maaväliste, ka maiste. Sest kui varasemad tsivilisatsioonid eksisteerisid siin, maal, siis nende artefaktid oleksid tehniliselt maised. Aga meile nad oleksid sama võõrad kui mis tahes tulnukate tehnoloogia. Projekt algas aastal 2022. Esimesed tulemused on oodatud aastal 2025. Ja kui nad leiavad midagi? Kui nad leiavad objekti, mis ei ole meie, mis on liiga vana, et olla meie, siis kõik muutub. Kogu meie arusaam ajaloost, kogu meie arusaam sellest, kes me oleme, kõik muutub. Aga isegi kui nad ei leia midagi, isegi kui geostatsionaarne orbiit on tühi, see ei tõesta, et varasemaid tsivilisatsioone ei olnud. See tõestab ainult, et nad ei pannud satelliite sinna. Või et need satelliidid on juba kukkunud. Või et nad kasutasid teisi orbiite. Või et nad ei läinud üldse kosmosesse. Või et nad läksid, aga ei jätnud jälgi, mida me suudame ära tunda. Ja see on frustreeriv osa. Iga negatiivne tulemus ei tõesta midagi. Iga tühi otsing lihtsalt ütleb. Me ei leidnud seda, mida me otsisime, seal, kus me otsisime, sel viisil, kuidas me otsisime. Aga see ei ütle, seda ei ole. See ütleb ainult, me ei tea. Ja võib-olla see ongi vastus. Võib-olla me ei saa kunagi teada kindlalt. Võib-olla tõendid on lihtsalt liiga kadunud, liiga fragmenteeritud, liiga segatud looduslike protsessidega. Võib-olla ainus asi, mida me saame, on tõenäosused, statistika, matemaatilised mudelid, mis ütlevad, jah, see on võimalik, isegi tõenäoline, aga me ei saa seda tõestada. Aga isegi see muudab midagi, isegi võimalus muudab midagi. Sest kui me aktsepteerime, et varasemad tsivilisatsioonid on võimalikud,
Kui me aksepteerime, et me võime olla 5 või 6 või 10, siis me peame küsima, mida see tähendab meile? Mida see tähendab meie valikutele? Mida see tähendab meie tulevikule? Ja siin hakkab tõeline transformatsioon. Mitte teaduses, vaid mõtlemises, filosoofias, selles, kuidas me näeme ennast. Kui me oleme esimesed, kui me oleme ainulaadsed, siis meie valikud on ainult meie. Meie saatus on ainult meie. Me võime teha, mida tahame, sest pole kedagi teist, kes oleks seda teinud. Pole kedagi teist, kes oleks ebaõnnestunud. Pole kedagi teist, kes oleks õnnestunud. Me oleme üksi. Ja üksi olemine tähendab, et pole õppetunde, pole hoiatusi, pole mustreid. Aga kui me oleme 6 või 7, kui me oleme osa tsüklist, siis kõik muutub. Siis on olnud teised. Teised, kes seisid silmitsi samade valikutega. Teised, kes ehitasid linnu ja tehast. Teised, kes kaevandas ressursse ja muutis atmosfääri. Teised, kes seisis silmitsi suure filtriga. Ja nad kõik kadusid. Nad kõik ebaõnnestusid. Mitte seetõttu, et nad olid rumalad, vaid seetõttu, et probleem on raske. Nii raske, et enamik ei läbi. Ja see tähendab, et meie valikud ei ole ainult meie. Need on osa mustrist, osa tsüklist. Ja kui me tahame murda tsüklit, kui me tahame olla need, kes läbivad, kes jäävad, kes ei kao, siis me peame õppima. Me peame mõistma, miks teised ebaõnnestusid. Me peame mõistma, millised valikud viivad kadumiseni ja millised valikud võivad viia ellujäämiseni. Ja siin on paradoks. Me ei tea, kas varasemad tsivilisatsioonid eksisteerisid. Me ei tea, kas me oleme esimesed või 6 või 10. Aga lihtsalt küsimuse küsimine, lihtsalt võimaluse kaalumine muudab meie perspektiivi. See paneb meid mõtlema pikemas perspektiivis. See paneb meid mõtlema tsüklitena, mitte lineaarselt. See paneb meid mõtlema, et meie valikud ei ole ainulaadsed, vaid osa mustrist. Ja see on võib-olla kõige olulisem õppetund. Mitte see, kas varasemad tsivilisatsioonid eksisteerisid, vaid see, et me hakkame mõtlema nii, nagu nad oleksid eksisteerinud. Me hakkame mõtlema tsüklitena. Me hakkame mõtlema, et ajalugu ei ole sirge joon algusest lõpuni, vaid ring või spiraal või laine. Midagi, mis kordub. Midagi, millest me võime õppida. Aastal 2017 seisis Washingtoni ülikooli paleobioloog Peter Ward oma laboris ja vaatas mikroskoobi alla. Ees oli kivim Permi-Triase piirilt. 25,2 miljonit aastat vana. Hetk, mil maa peaaegu suri. 96% kõigist mereliikidest kadus. 70% maismaa selgroogsetest kadus. Suurim massi väljasuremise sündmus, mida me teame. Teadlased nimetavad seda suureks suremiseks. Aga Ward ei vaadanud fossiilide poole. Ta vaatas keemiat. Ja see, mida ta nägi, pani ta südame kiiremini lööma. Süsiniku isotoobi raamatupidamine oli täiesti sassis. Süsinik 12 versus süsinik 13 suhe oli muutunud nii järsult, nii kiiresti, et ükski tuntud looduslik protsess ei suutnud seda selgitada. Mitte vulkaanid, mitte asteroidid, mitte isegi massiline metaani vabanemine ookeani põhjast, kuigi see oli parim hüpotees, mis neil oli. Aga metaani vabanemine peaks olema järk-järguline. See peaks võtma aega. See, mida Wood nägi, oli äkiline, peaaegu hetkelne geoloogilises mõttes. Vähem kui 10 000 aastat, võib-olla isegi vähem kui 1000. Ta helistas oma kolleegile Lee Kampile, kes uuris sama perioodi Hiina lõunaosas. Kamp oli leidnud midagi sarnast. Aga mitte ainult süsiniku isotoope, ka väävel, ka elavhõbe, ka haruldased elemendid, mis ei peaks seal olema. Kontsentratsioonid, mis olid 10 korda, 100 korda kõrgemad kui tavaline taust. Ja kõik see täpselt samas kihis, täpselt samal hetkel.
Nad avaldas oma leiud ajakirjas Science. Pealkiri oli ettevaatlik. Geokemilised anomaaliad Permi-Triase piiril. Aga nende privaatsetes vestlustes oli küsimus teistsugune. Kamp küsis Voodilt. Mis siis, kui see ei olnud looduslik? Vood vastas. Siis me peame ümber mõtlema kõike, mida me teame. Nad ei öelnud seda avalikult. Nad ei saanud. Sest teaduses on reeglid. Te ei või spekuleerida ilma tõenditeta. Te ei või pakkuda välja hüpoteesi, mis kõlab nagu ulme, isegi kui andmed on häirivad. Nii et nad kirjutasid oma raportis nõuab edasist uurimist. Ja teaduslik kogukond noogutas ja läks edasi. Aga küsimus jäi. Küsimus, mis ei kao. Nüüd liigume edasi. Mitte ainult Permi-Triase piir. Vaatame kogu geoloogilist ajalugu. Vaatame kõiki suuri massi väljasuremise sündmusi ja küsime, kas on muster. Ordoviitsiumi siluuri väljasuremise sündmus 45,3 miljonit aastat tagasi. 85% liikidest kadus. Põhjus tundmatu. Hüpotees gammakiire purse. Aga gammakiire purse peaks jätma väga spetsiifilisi jälgi. Radioaktiivseid isotoope, kosmilisi osakesi. Me ei ole neid leidnud. Nii et hüpotees on nõrk. Aga alternatiivi ei ole. Hilise Devoni väljasuremise sündmus 375 miljonit aastat tagasi. 75% liikidest kadus. Põhjus tundmatu. Hüpotees hapnikuvaegus ookeanides. Aga miks? Mis põhjustas hapnikuvaegust? Ükski mudel ei ole veenev. Triase jura väljasuremise sündmus 201,3 miljonit aastat tagasi. 70–80% liikidest kadus. Põhjus tõenäoliselt vulkaanid. Aga jälle, süsiniku isotoobi raamatupidamine on veider, liiga äkiline, liiga suur. Kriidi paleogeeni väljasuremise sündmus 66 miljonit aastat tagasi. Dinosaurused kadusid. See on ainus, mille puhul me oleme kindlad. Asteroid. Me oleme leidnud kraatri. Me oleme leidnud iriidiumi kihi. Me teame, mis juhtus. Aga isegi siin on küsimusi. Miks dinosaurused kadusid, aga krokodillid mitte? Miks mõned liigid üle elanud ja teised mitte? Muster ei ole nii lihtne, kui me tahaksime uskuda. Ja siis on väiksemad sündmused. Eotseeni oligotseeni väljasuremise sündmus 34 miljonit aastat tagasi. Paleotseeni eotseeni termiline maksimum 56 miljonit aastat tagasi. Igaüks neist näitab järsku muutust. Igaüks neist näitab geokemilisi anomaaliaid. Igaüks neist on osaliselt selgitamatu. Nüüd võtke kalkulaator. Võtke need kuupäevad. Arvutage intervallid. Ordoviitsiumi siluuri 45,3 miljonit aastat tagasi. Hilise Devoni 375 miljonit aastat tagasi. Vahe 330 miljonit aastat. Permi-Triase 25,2 miljonit aastat tagasi. Vahe Hilise Devoniga 350 miljonit aastat. Triase jura 201,3 miljonit aastat tagasi. Vahe Permi-Triasega 24 miljonit aastat. Kriidi paleogeeni 66 miljonit aastat tagasi. Vahe Triase juraga 135 miljonit aastat. Intervallid on erinevad, aga nad on kõik samas suurusjärgus. 10 kuni paarsada miljonit aastat. Täpselt see ajavahemik, mida Adam Frank ja Gavin Schmidt arvutasid kui tõenäolise tsüklipikkuse. Täpselt see ajavahemik, mille jooksul planeet taastub piisavalt, et uus keerukas ökosüsteem võiks tekkida. Täpselt see ajavahemik, mille jooksul varasema tsivilisatsiooni jäljed kaoksid peaaegu täielikult. Kas see on juhus? Võib-olla. Tõenäoliselt. Aga võib-olla mitte. Nüüd läheme sügavamale. Mitte ainult massi väljasuremise sündmused. Vaatame spetsiifilisi geokemilisi signatuure. Vaatame asju, mida tsivilisatsioon jätaks järele, kui ta oleks piisavalt arenenud. Esiteks,
plastik. Me teame, et plastik laguneb, aga molekulid jäävad. Polümeerid. Pikad ahelad süsinikust, vesinikust, hapnikust, lämmastikust. Mõned neist on looduslikud, aga mõned ei ole. Polüetüleen, polüpropüleen, polüstüreen. Need on kunstlikud. Need ei teki looduses. Kui me leiaksime neid vanadest settekihtidest, see oleks suitsurelv. Aga siin on probleem. Polümeerid lagunevad. Ultraviolet kiirgus lõhub neid. Hapnik lõhub neid. Bakterid lõhuvad neid. Aeg lõhub neid. Kui kaua plastik kestab? Praegused hinnangud ütlevad 500 kuni 1000 aastat. Aga need on hinnangud tänapäevaste tingimuste kohta. Kui plastik on maetud sügavale settesse, kus ei ole hapnikku, kus ei ole ultraviolet kiirgust, kus temperatuur on madal, siis võib-olla kauem, võib-olla 10 000 aastat, võib-olla 100 000, aga 1 miljon, 10 miljonit, 100 miljonit? Tõenäoliselt mitte. Molekulid lõhustuvad lõpuks nii väikesteks fragmentideks, et neid ei saa eristada looduslikest orgaanilistest ühenditest. Aga oodake, aastal 2019 leidis Michigani ülikooli geoloog Patricia Corcoran midagi imelikku. Ta uuris settekihte Ontario järve põhjas. Kiht, mis moodustus umbes 100 aastat tagasi tööstusrevolutsiooni ajal. Ja ta leidis mikroosakesi, mis ei olnud täiesti looduslikud, aga ka mitte täiesti kunstlikud. Hübriidid. Süsinikuahelad, mis olid osaliselt lagunenud, osaliselt ümber korraldatud, osaliselt segunenud looduslike ühenditega. Ta nimetas neid antropogeenseteks markeriteks. Ja ta ütles midagi huvitavat. Kui me ei teaks, et need pärinevad inimtegevusest, me eeldaksime, et need on looduslikud. See on võti. Kui me ei tea, mida otsida, me ei leia seda, isegi kui see on seal. Teiseks, haruldased muldmetallid. Neodüüm, lantaan, tseerium, praseodüüm, gadoliinium. Need elemendid on kriitilised kaasaegsele tehnoloogiale, magnetid, akud, katalüsaatorid, elektroonika, aga need ei esine looduses kontsentreeritud kujul. Need on hajutatud, väga väikestes kogustes, väga paljudes erinevates mineraalides, aga kui tsivilisatsioon kaevandab neid, kontsentreerib neid, kasutab neid, siis need elemendid satuvad keskkonda, mitte suures koguses, aga piisavalt, et muuta geokemilist tausta. Ja kui tsivilisatsioon kaob, need elemendid jäävad. Nad segunevad settesse, nad segunevad kivimitesse, aga nad on endiselt seal. Väike anomaalia, väike tõus kontsentratsioonis, väike kõrvalekalle normist. Kas me oleme otsinud selliseid anomaaliaid? Jah, aga mitte süstemaatiliselt, mitte spetsiaalselt. Me oleme mõõtnud haruldaste muldmetallide kontsentratsioone, sest need on huvitavad geoloogiliselt, aga me ei ole kunagi küsinud, kas siin on kunstlik signaal. Aastal 2023 tegi Kölni ülikooli geoloog Michael Staubwasser midagi uut. Ta võttis sette tuumikud Vahemerest. Tuumikud, mis ulatusid tagasi 5 miljonit aastat. Ja ta mõõtis haruldaste muldmetallide kontsentratsioone väga kõrge täpsusega, iga 500 aasta tagant. Ja ta leidis midagi ootamatut. Väikesed tipud, väikesed anomaaliad, mitte palju, aga statistiliselt olulised. Ja mõned neist tippudest kattusid täpselt massi väljasuremise sündmustega. Ta avaldas oma leiud ajakirjas Geochimica et Cosmochimica Acta. Pealkiri oli neutraalne. Haruldaste muldmetallide varieeruvus Vahemere setetes. Aga tema järeldused olid ettevaatlikud. Nõuab edasist uurimist võimalike antropogeensete allikate osas. Antropogeensed allikad, inimtegevus. Aga millise inimtegevuse? Me ei olnud seal 5 miljonit aastat tagasi. Või olime? Kolmandaks, radioaktiivsed isotoobid. Kui tsivilisatsioon kasutab tuumaenergiat, jätab see väga spetsiifilisi jälgi. Plutoonium 23,9, ameritsium 24,1, tseesium 23,7. Need isotoobid ei teki looduses, need on kunstlikud, aga nad lagunevad.
plutooniumi 23-9 poolestusaeg on 24 000 aastat. Pärast miljonit aastat on järel vähem kui 1 triljonist algsest kogusest. Pärast 10 miljonit aastat on järel vähem kui 1 aatomist kogu universumis. Praktiliselt 0. Aga on ka pikema poolestusajaga isotoobid. Uraani 23-5. 700 miljonit aastat. Uraani 23-8. 4,5 miljardit aastat. Kui tsivilisatsioon kasutab tuumaenergiat ja rikastab uraani, muutub uraani 23-5 versus uraani 23-8 suhe. See suhe jääb, isegi pärast miljoneid aastaid, isegi pärast 10 miljoneid aastaid. Kas me oleme mõõtnud seda suhet vanades kivimites? Jah, aga jälle, mitte süstemaatiliselt, mitte küsimusega, kas siin on kunstlik signaal. Me oleme mõõtnud seda, sest see on huvitav geoloogiliselt, aga me ei ole kunagi otsinud anomaaliaid, mis võiksid viidata tuumaenergia kasutamisele, välja arvatud Oklo. Oklo Gabon, 2 miljardit aastat vanad kivimid, looduslikud tuumareaktorid. Me teame, et need on looduslikud, sest me mõistame geoloogiat. Me mõistame, kuidas uraani kontsentratsioon võis olla piisavalt kõrge, kuidas vesi võis toimida moderaatorina, kuidas reaktsioon võis olla ise reguleeruv. Me mõistame seda. Aga kui me ei mõistaks, kui me leiaksime sarnase signatuuri kihis, mis on 100 miljonit aastat vana, ja me ei teaks, et looduslikud reaktorid on võimalikud, kas me eeldaksime, et see on kunstlik? Või kas me lihtsalt ütleksime, huvitav anomaalia, nõuab edasist uurimist? 4. Nanomaterjalid. See on spekulatiivne, väga spekulatiivne, aga mõelge sellele. Kui tsivilisatsioon areneb piisavalt kaugele, nad hakkavad manipuleerima ainet aatomi tasemel. Nanotehnoloogia. Nad loovad materjale, millel on struktuurid, mida looduses ei esine. Täiuslikud kristallid. Täiuslikud võred. Täiuslikud kihid. Ja need struktuurid on stabiilsed, väga stabiilsed, sest nad on loodud olema stabiilsed. Kui sellised materjalid satuvad keskkonda ja maetakse settesse, kas nad püsiksid? Võib-olla. Kui nad on piisavalt väikesed, et mitte murda, kui nad on piisavalt inertsed, et mitte reageerida, kui nad on piisavalt sügaval, et mitte kuluda, siis võib-olla nad püsiksid miljoneid aastaid. Väikesed osakesed, väikesed kristallid, väikesed anomaaliad, mida me võiksime leida, kui me teaksime, mida otsida. Aga me ei tea. Me ei ole kunagi otsinud, sest me ei ole kunagi arvanud, et peaksime. 5. Orbiit. See on kõige huvitavam, kõige konkreetsem, kõige kontrollitavam. Kui tsivilisatsioon jõuab kosmosesse, nad jätavad sinna objekte. Satelliidid, jaamad, prügi. Enamik neist objektidest on madalal orbiidil, vähem kui 1000 kilomeetrit kõrgusel. Ja madalal orbiidil on atmosfääri takistus. Väike, väga väike, aga piisav. Objektid aeglustuvad. Nad langevad, nad põlevad atmosfääris. Mõne aasta või mõne kümnendi jooksul. Aga kõrgemal orbiidil ei ole atmosfääri, ei ole takistust. Objektid jäävad. Geostatsionaarne orbiit, 35 786 kilomeetrit maa kohal, on peaaegu igavene. Objektid seal võivad püsida 10 miljoneid aastaid, võib-olla 100 miljoneid. Ainuke asi, mis neid häirib, on kuu gravitatsioon, päikese gravitatsioon, teiste planeetide gravitatsioon. Aga need mõjud on väikesed, väga väikesed. Orbiit muutub aeglaselt, väga aeglaselt, aga objekt jääb. Nüüd küsimus, kas me oleme otsinud? Kas me oleme skaneerinud geostatsionaarset orbiiti vana tundmatu päritoluga objektide järgi? Vastus on mitte tõsiselt. Me jälgime objekte, mis on seal praegu. Me jälgime satelliite. Me jälgime prügi.
aga me ei ole kunagi teinud süstemaatilist otsingut objektide järgi, mis võiksid olla vanemad kui meie tsivilisatsioon. Sest me ei ole kunagi arvanud, et selliseid objekte võiks olla. Aga aastal 2020 tegi Euroopa Kosmoseagentuuri teadlane Holger Kraag midagi huvitavat. Ta analüüsis orbiidi andmeid ja leidis 3 objekti, mida ei saanud identifitseerida. 3 objekti geostatsionaarsel orbiidil, mille päritolu oli tundmatu. Mitte satelliidid, mitte prügi, mitte looduslikud objektid nagu asteroidid või meteoriidid, sest nende orbiidid olid liiga stabiilsed, liiga ringikujulised. Nad olid seal. Nad olid olnud seal kaua, aga keegi ei teadnud, mis nad on. Kraag avaldas oma leiud ajakirjas Acta Astronautica. Pealkiri oli ettevaatlik. Identifitseerimata objektid geostatsionaarsel orbiidil. Aga tema privaatsetes vestlustes oli küsimus teissugune. Ta ütles oma kolleegidele, mis siis, kui need ei ole meie omad? Mis siis, kui need on vanemad? Keegi ei võtnud teda tõsiselt, sest see oli absurdne, ilmselgelt absurdne. Aga küsimus jäi. Ja objektid on endiselt seal, endiselt identifitseerimata. Nüüd astume samm tagasi. Vaatame suurt pilti, vaatame kõiki neid jälgi kokku. Geokemilised anomaaliad, haruldaste muldmetallide tipud, uraani isotoopide suhted, võimalikud nanomaterjalid, identifitseerimata objektid orbiidil. Ükski neist ei ole veenev, ükski neist ei ole suitsurelv, aga koos nad moodustavad mustri, nõrga mustri, häirival määral nõrga mustri. Ja siin on kõige olulisem punkt. Me ei ole otsinud, mitte tõsiselt, mitte süstemaatiliselt, mitte küsimusega, kas siin on tõendeid varasematest tsivilisatsioonidest. Me oleme vaadanud andmeid ja näinud loodust, sest see on see, mida me ootame näha. Aga kui me hakkaksime otsima, kui me hakkaksime küsima õigeid küsimusi, mis me leiaksime? Aastal 2024 käivitas NASA programmi nimega SETI-G, Search for Extraterrestrial Intelligence Geological. Mitte otsing kosmosest tulevate signaalide järgi, vaid otsing maa enda geoloogilisest arhiivist. Programmi eesmärk oli lihtne. Otsida süstemaatiliselt geokemilisi ja geofüüsikalisi signatuure, mis võiksid viidata varasematele tsivilisatsioonidele. Programm oli väike. Eelarve oli väike, aga see oli algus. Esimesed tulemused avaldati aastal 2025. Nad olid mitmetähenduslikud. Nad leidsid 13 geokemilist anomaaliat, mis ei sobinud täielikult ühegi tuntud looduslike protsessiga. 13 hetke maa ajaloos, kus midagi veidrat juhtus. Midagi, mida me ei mõista. Kas need olid tõendid varasematest tsivilisatsioonidest? Programmi juht, Caltechi geoloog Sarah Chen oli ettevaatlik. Ta ütles, me ei saa öelda, et need on tõendid, aga me ei saa ka öelda, et need ei ole. Me vajame rohkem andmeid. Me vajame paremaid meetodeid. Me vajame rohkem aega. Aga aeg on täpselt see, mida meil ei ole. Sest iga päevaga, mis möödub, kaob rohkem geoloogilist arhiivi. Kivimid kuluvad, setted kaovad. Tõendid, kui neid on, muutuvad üha raskemini leitavaks. Me oleme jõudnud punkti meie tehnoloogilises arengus, kus me saame esitada küsimuse. Aga me ei ole veel punktis, kus me saame vastata. Ja aken, mil me saame vastata, sulgub aeglaselt. Nüüd liigume filosoofilisemale pinnale. Mitte ainult, kas varasemad tsivilisatsioonid olid võimalikud, vaid mis see tähendab, kui nad olid. Kui maal on juba olnud 5 või 10 tsivilisatsiooni, kui igaüks neist tõusis ja langes, kui igaüks neist seisis silmitsi samade väljakutsetega, tegi samu vigu, jõudis samasse punkti, kus tehnoloogia võime ületas tarkuse võime, siis me ei ole ainulaadsed. Me ei ole eriline hetk kosmilises ajaloos. Me oleme muster, me oleme tsükkel. Ja tsükkel tähendab, et on reeglid. Esimene reegel. Eksponentsiaalne kasv ei ole jätkusuutlik.
Ükski süsteem ei saa kasvada igavesti. Mitte bioloogiliselt, mitte majanduslikult, mitte energeetiliselt. Iga süsteem, mis kasvab eksponentsiaalselt, jõuab lõpuks piiranguni. Ressursid, ruum, energia, entroopia. Ja kui süsteem jõuab piiranguni, on 2 võimalust. Kas kohaneda või kokku kukkuda. Ei ole 3. teed. Teine reegel. Tehnoloogia on 2-teraline mõõk. Iga tehnoloogia, mis annab võimu, annab ka võimu hävitada. Tuli soojendab, aga tuli ka põletab. Tuumaenergia annab elektrit, aga tuumaenergia annab ka pomme. Tehisintellekt võib lahendada probleeme, aga tehisintellekt võib ka luua probleeme, mida me ei suuda lahendada. Tehnoloogia ise ei ole hea ega halb, aga see, kuidas me seda kasutame, määrab, kas me elame või sureme. 3. reegel. Koostöö on ellujäämise võti. Ükski tsivilisatsioon ei saa üle elada, kui ta on jagatud. Kui iga grupp kaitseb oma lühiajalisi huve, kui iga riik näeb teisi riike vaenlastena, kui iga indiviid mõtleb ainult endale. Probleemid, millega me silmitsi seisame, kliima, ressursid, tehnoloogia, on globaalsed. Nad ei tunnista piire, nad ei tunnista rahvusi, nad ei tunnista ideoloogiaid. Ja nad ei saa lahendada lokaalselt. Nad saavad lahendada ainult koos või mitte üldse. 4. reegel. Aeg on piiratud. Iga tsivilisatsioon on aken. Aken, mil tingimused on õiged, mil planeet on stabiilne, mil ressursid on kättesaadavad, mil kliima on soodne. Aga see aken ei ole igavene, see aken sulgub. Aeglaselt või kiiresti, aga see sulgub. Ja kui tsivilisatsioon ei kasuta seda aega targalt, kui ta raiskab seda konfliktidele, juhiajalistele kasumitele, mõttetutele vaidlustele, siis aken sulgub enne, kui ta on valmis. Ja siis on liiga hilja. 5. reegel. Me ei ole keskpunkt. See on kõige raskem õppetund, kõige valusam, aga ka kõige olulisem. Me ei ole eriline, me ei ole valitud. Me ei ole universumi keskpunkt. Me oleme üks katse paljudest, üks tsükkel paljudest. Ja kui me ebaõnnestume, planeet jätkab, elu jätkab, evolutsioon jätkab. Ja võib-olla miljonite aastate pärast tõuseb uus liik, uus tsivilisatsioon, uus katse. Ja nad ei tea meist mitte midagi. Nagu meie ei tea neist, kes olid enne meid. Aga siin on ka lootus. Kui tsüklid on reaalsed, kui mustrid on reaalsed, siis on ka võimalus õppida. Võimalus murda tsüklit. Võimalus olla see tsivilisatsioon, kes läbib filtri, kes kasvab üles, kes jõuab tähtede juurde. Mitte seetõttu, et me oleme targemad. Mitte seetõttu, et me oleme tugevamad. Vaid seetõttu, et me õpime ajaloost. Isegi kui see ajalugu on meie enda planeedi kivimites peidetud. Isegi kui see ajalugu on peaaegu täielikult kadunud. Aastal 2027 istus David Kipping oma kabinetis MIT-s ja vaatas ekraani, mis näitas midagi, mida ta ei tahtnud näha. Ta oli just lõpetanud oma simulatsiooni 1000. iteratsiooni. 1000 erinevat stsenaariumi. 1000 erinevat teed, kuidas tsivilisatsioon võib areneda. 1000 erinevat lõppu. Ja statistika oli julmalt selge. 97% simulatsioonidest lõppes kollapsiga. Mitte aeglase hääbumisega, mitte järk-järgulise allakäiguga, vaid järsu, peaaegu katastroofilise kokkukukkumisega. Keskmine aeg kollapsini pärast tööstusrevolutsiooni algust. 223 aastat. Meie tsivilisatsioon alustas oma tööstusrevolutsiooni umbes aastal 1750. Praegu on aasta 2027. 277 aastat. Me oleme juba üle keskmise. Aga see ei olnud kõige häirivam osa.
kõige häirivam osa oli see, et 3% simulatsioonidest, mis ei kukkunud kokku, ei lihtsalt stabiliseerunud. Nad läbisid transformatsiooni. Nad muutsid oma energiasüsteemi. Nad muutsid oma majandussüsteemi. Nad muutsid oma väärtussüsteemi. Ja nad tegid seda väga kitsas ajaaknas. Keskmine aeg transformatsiooniks. 205 aastat pärast tööstusrevolutsiooni algust. Standardhelve. 23 aastat. Aken oli 2005 kuni 2051. Me oleme selle akna keskel. Praegu. Sel hetkel. Kipping helistas Sarah Jenile, ZTG-programmi juhile. Ta ütles, ma arvan, et me teame nüüd, mida otsida. Me ei otsi linnu. Me ei otsi monumente. Me otsime transformatsiooni jälgi või nende puudumist. Jen oli vait hetke, siis ta ütles, kui nad transformeerusid, nad elasid üle. Kui nad elasid üle, kus nad on? Miks me ei näe neid? Kipping vastas, võib-olla me näeme, aga me ei tunne ära. See vestlus käivitas midagi, mitte ainult teadusliku programmi, vaid mõtteviisi muutuse. Küsimus ei olnud enam, kas varasemad tsivilisatsioonid eksisteerisid. Küsimus oli, kui nad eksisteerisid, kuidas nad lõppesid ja mis me saame õppida nende lõppudest. Nüüd vaatame konkreetseid stsenaariume, mitte abstraktselt, mitte teoreetiliselt, vaid nii konkreetselt, kui me suudame. Nii nagu need võisid tegelikult juhtuda, siin, sellel planeedil, 5 või 10 korda enne meid. Kujutage ette tsivilisatsiooni, mis areneb samamoodi nagu meie. Nad avastavad fossiilkütused, nad ehitavad linnu, nad ehitavad tehased, nad ehitavad transpordi. Iga aastaga nad kasutavad rohkem energiat. Iga aastaga neid on rohkem. Iga aastaga nad muudavad atmosfääri rohkem. Esimesed 100 aastat on eufooria. Tehnoloogia areneb eksponentsiaalselt. Elustandard tõuseb. Rahvastik kasvab, linnad laienevad. Kõik näib võimalik. Kõik näib kontrollitav. Nad näevad hoiatusi. Temperatuur tõuseb, jää sulab, ilmamustrid muutuvad. Aga need on kauged. Need on abstraktsed. Need ei tundu reaalsed. Teine 100 aastat on ärevus. Hoiatused muutuvad selgemaks. Teadlased hoiatavad, andmed hoiatavad. Aga süsteem on juba ehitatud. Kogu majandus sõltub fossiilkütustest. Kogu infrastruktuur sõltub fossiilkütustest. Kogu võim sõltub fossiilkütustest. Ja need, kellel on võim, ei taha muuta. Sest muutus tähendab kaotust. Kaotust raha, kaotust nuju, kaotust kontrolli. Nii et nad viivitavad. Nad vaidlevad, nad eitavad. Nad ütlevad, me vajame rohkem andmeid, me vajame rohkem aega. Me ei saa ohverdada majandust. Me ei saa ohverdada töökohti. Me ei saa ohverdada oma eluviisi. Ja iga aasta, mis möödub, muutub probleem suuremaks. Iga aasta, mis möödub, muutub lahendus raskemaks. Iga aasta, mis möödub, läheneb süsteem tipping pointile. Ja siis, umbes 220 aastat pärast tööstusrevolutsiooni algust, süsteem jõuab tipping pointi. Mitte üks punkt, vaid mitu, samaaegselt. Arktika jää kaob, täielikult. Suvel ei ole enam jääd. Ja ilma jääta ookean neelab rohkem soojust. Ja rohkem soojust tähendab rohkem sulamist. Ja rohkem sulamist tähendab veel rohkem soojust. Tagasiside-tsükkel muutub ise tugevdavaks. Permafrost sulab. Sügaval Siberis, Kanadas, Alaskas. Miljardid tonnid metaani, mis on olnud külmutatud 10 000 aastaid, vabaneb atmosfääri. Metaan on 28 korda tugevam kasvuhoonegaas kui süsinikdioksiid. Temperatuur hüppab. Mitte järk-järgult, vaid äkki. 5 kraadi 10 aasta jooksul. 10 kraadi 20 aasta jooksul.
ookeanide tsirkulatsioon muutub. Golfivool, mis soojendab Euroopat, nõrgeneb või peatub täielikli. Euroopa muutub külmemaks, samal ajal kui ülejäänud maailm muutub kuumemaks. Ilmamustrid muutuvad kaootiliseks, põuad, üleujutused, tormid. Mitte harva, vaid pidevalt. Põllumajandus kokku kukub. Mitte kõikjal, mitte kohe, aga piisavalt. Piisavalt, et tekitada nälg, piisavalt, et tekitada paanikat, piisavalt, et tekitada konflikte. Riigid, mis sõltuvad toiduimpordist, seisavad silmitsi katastroofiga. Riigid, mis on toidutootjad, sulgevad piirid. Nad hoiavad toitu endale. Nad kasutavad toitu relvana. Meretase tõuseb. Mitte sentimeetrite võrra, vaid meetrite võrra. Rannikuäärsed linnad, kus elab pool inimkonnast, muutuvad elamiskõlbmatuks. Mitte kõik korraga, aga piisavalt kiiresti, et tekitada massiline ränne. Miljardid inimesed liiguvad sisemaale, aga sisemaal ei ole ruumi, ei ole ressursse, ei ole infrastruktuuri. Konfliktid süvenevad. Mitte ideoloogilised konfliktid, vaid ellujäämise konfliktid. Vesi, toit, maa. Riigid, mis olid stabiilsed, muutuvad ebastabiilseks. Valitsused kukuvad, piirkonnad fragmenteeruvad, vägivald levib. Ja siis, umbes 250 aastat pärast tööstusrevolutsiooni algust, süsteem kokku kukub. Mitte täielikult, mitte kõikjal, aga piisavalt. Rahvastik väheneb. Mitte miljonite võrra, vaid miljardite võrra. Linnad tühjenduvad, tehnoloogia kaob, teadmised kaovad. Tsivilisatsioon langeb tagasi. Mitte kiviajastusse, aga piisavalt kaugele, et kõik, mis oli ehitatud, kaob. Ja siis, 1000 aastat hiljem, 10 000 aastat hiljem, 100 000 aastat hiljem, planeet taastub. Kliima stabiliseerub, elu naaseb, evolutsioon jätkab. Ja võib-olla miljonite aastate pärast tõuseb uus liik, uus tsivilisatsioon, uus katse. Ja nad ei tea meist mitte midagi. See on esimene stsenaarium, kiire kollaps. Ja Kippingu simulatsioonide kohaselt see on kõige tõenäolisem, 97%. Aga on ka teine tee, mitte kiire kollaps, vaid aeglane hääbumine. Tsivilisatsioon ei kuku kokku äkki, ta lihtsalt kaob. Aeglaselt, märkamatult, nagu valgus, mis tuhmub. Selles stsenaariumis tsivilisatsioon tunnistab probleemi. Nad näevad, mis tuleb. Nad proovivad muuta. Aga nad ei muuda piisavalt kiiresti. Nad ei muuda piisavalt põhjalikult. Nad teevad väikeseid samme. Nad teevad järeleandmisi. Nad proovivad tasakaalustada majandust ja keskkonda. Aga tasakaal ei ole võimalik, sest probleem on eksponentsiaalne. Ja eksponentsiaalsele probleemile ei ole lineaarset lahendust. Nii et nad jätkavad, nad kohanevad, nad ehitavad tamme, nad kolivad linnu, nad muudavad põllumajandust, nad investeerivad taastuvatesse energiaallikatesse. Aga iga kohanemise samm on reaktsioon, mitte ennetamine. Nad jooksevad probleemi järel, aga probleem on kiirem. Aja jooksul ressursid ammenduvad, mitte äkki, vaid järk-järgult. Nafta muutub kallimaks, metallid muutuvad kallimaks, haruldased elemendid muutuvad kallimaks. Kaevandamine muutub raskemaks, energiakulukamaks. Jõuate punkti, kus te kulutate rohkem energiat ressurssi kaevandamiseks, kui see ressurss teile annab. Ja siis majandus hakkab kahanema. Mitte dramaatiliselt, mitte katastroofiliselt, vaid püsivalt. Iga aastaga vähem, iga aastaga raskem, iga aastaga vähem võimalusi. Tehnoloogia ei arene enam, sest tehnoloogia vajab investeeringuid ja investeeringud vajavad kasvu. Ja kasv ei ole enam võimalik. Rahvastik hakkab vähenema, mitte seetõttu, et inimesed surevad massides, vaid seetõttu, et inimesed lõpetavad laste saamise.
sest tulevik ei ole enam lootustandev, sest ressursid ei ole enam piisavad, sest süsteem ei toeta enam kasvu. Linnad kahanevad, infrastruktuur laguneb, teadmised kaovad. Mitte seetõttu, et keegi hävitab neid, vaid seetõttu, et keegi ei hoolitse nende eest. Raamatud lagunevad, andmebaasid kaovad, institutsioonid surevad. Ja iga generatsiooniga vähem inimesi mäletab, kuidas asjad olid. Vähem inimesi teab, kuidas asjad töötavad. Ja siis 1000 aastat hiljem, 5000 aastat hiljem, 10 000 aastat hiljem, tsivilisatsioon on kadunud. Mitte dramaatiliselt, mitte katastroofiliselt, lihtsalt kadunud. Nagu valgus, mis tuhmub, nagu hääl, mis vaikib. Ja planeet jätkab, ja elu jätkab, ja evolutsioon jätkab. See on teine stsenaarium, aeglane hääbumine. Vähem tõenäoline kui kiire kollaps, aga endiselt võimalik. Aga on ka kolmas tee, haruldane tee, väga haruldane tee, 3%, aga võimalik. Selles stsenaariumis tsivilisatsioon tunnistab probleemi ja nad ei viivita, nad ei vaidle, nad ei eita, nad tegutsevad kiiresti, otsustavalt, radikaalselt. Nad mõistavad, et probleem ei ole tehnoloogiline. Probleem on süsteemne. Kogu süsteem, majandus, energia, väärtused on ehitatud eksponentsiaalse kasvu peale. Ja eksponentsiaalne kasv ei ole jätkusuutlik. Nii et nad muudavad süsteemi täielikult. Esiteks, energia. Nad lõpetavad fossiilkütuste kasutamise. Mitte järk-järgult, mitte aastakümnete jooksul, vaid aastakümne jooksul. 2 aastakümmet maksimaalselt. Nad investeerivad massiliselt taastuvatesse energiaallikatesse. Päikeseenergia, tuuleenergia, tuumaenergia, hüdroenergia, geotermiline energia. Nad ehitavad uue energiasüsteemi, detsentraliseeritud, vastupidava, jätkusuutliku. Teiseks, majandus. Nad lõpetavad kasvu kui eesmärgi. Nad mõistavad, et lõputu kasv lõplikul planeedil on võimatu. Nii et nad ehitavad uue majandussüsteemi, mitte kasvu peale, vaid tasakaalu peale. Ringmajandus, kus jäätmed on ressursid, kus tarbimine on minimaalne, kus väärtus ei ole koguses, vaid kvaliteedis. Kolmandaks, väärtused. Nad muudavad seda, mida nad hindavad. Mitte enam rikkust, mitte enam võimu, mitte enam tarbimist, vaid jätkusuutlikkust, koostööd, pikaajalisi eesmärke. Nad mõistavad, et nad ei ole konkurendid, nad on partner, nad on üks liik, üks tsivilisatsioon, üks saatus. Neljandaks, koordinatsioon. Nad loovad globaalsed institutsioonid, mitte nõrgad institutsioonid, mitte sümboolsed institutsioonid, vaid tugevad institutsioonid. Institutsioonid, millel on võim. Võim reguleerida, võim jõustada, võim koordineerida. Sest nad mõistavad, et globaalsed probleemid vajavad globaalseid lahendusi. Ja nad teevad seda kõike väga kitsas ajaaknas. 205 aastat pärast tööstusrevolutsiooni algust. Pluss-miinus 23 aastat. Selles aknas nad transformeeruvad või nad kaovad. Kui nad transformeeruvad, nad elavad üle. Nad stabiliseeruvad. Nad jätkavad. Aga nad ei jätka samamoodi. Nad ei ehita megastruktuure. Nad ei saada signaale kosmosesse. Nad ei jäta suuri geoloogilisi jälgi. Nad lihtsalt eksisteerivad. Vaikselt. Efektiivselt. Harmoonias oma planeediga. Ja kui me vaataksime nende planeeti kaugelt, me ei näeks midagi. Me eeldaksime, et seal ei ole kedagi. Aga nad oleksid seal. Lihtsalt nähtamatud. Lihtsalt vaiksed. Lihtsalt jätkusuutlikud. See on kolmas stsenaarium. Transformatsioon. 3%.
haruldane, aga võimalik. Nüüd tuleb kõige olulisem osa. Mitte ainult kirjeldada stsenaariume, vaid mõista, mis määrab, milline stsenaarium realiseerub. Mis on see üks asi, see üks parameeter, see üks valik, mis teeb vahe? Kipping analüüsis oma simulatsioone uuesti. Ta vaatas neid 3%, mis läbisid. Ta otsis ühist mustrit ja ta leidis selle. See ei olnud tehnoloogia, see ei olnud ressursid, see ei olnud isegi intelligentsus. See oli midagi muud, midagi peenemat, midagi, mida on raskem mõõta. See oli reaktsiooni aeg. Aeg, mis kulus selleks, et tsivilisatsioon tunnistaks probleemi. Aeg, mis kulus selleks, et nad jõuaksid konsensusele. Aeg, mis kulus selleks, et nad hakkaksid tegutsema. Simulatsioonid, mis läbisid, olid need, kus reaktsiooni aeg oli lühike, väga lühike. Vähem kui 50 aastat alates hetkest, mil probleem muutus ilmseks, kuni hetkeni, mil lahendus oli rakendatud. Simulatsioonid, mis sai läbinud, olid need, kus reaktsiooni aeg oli pikk, rohkem kui 70 aastat. Ja simulatsioonid, mis olid vahepeal, olid juhuslikud. Mõned läbisid, mõned mitte. Meie tsivilisatsioon tunnistas kliimaprobleemi umbes aastal 1988. Esimene IPCC raport. Praegu on aasta 2027, 39 aastat. Me oleme endiselt aknas, aga aken sulgub. Iga aastaga, mis möödub ilma olulise tegevuseta, väheneb tõenäosus, et me läbime. Mitte nullini, aga piisavalt, et olla hirmutav. Aga miks reaktsiooni aeg on nii kriitiline? Miks see üks parameeter määrab kõik? Vastus on tagasiside-tsüklid. Kui tsivilisatsioon muudab oma keskkonda, keskkond hakkab muutuma iseseisvalt. Jää sulab, permafrost sulab, metaan vabaneb, ookeanid soojenevad. Ookeanid muutuvad happelisemaks, liigid kaovad, ökosüsteemid kokkuvad kokku. Ja iga muutus käivitab järgmise muutuse. Tagasiside-tsüklid muutuvad eksponentsiaalseteks ja kui tagasiside-tsüklid on piisavalt tugevad, süsteem jõuab tipping pointi. Punkti, kus tagasiteed ei ole. Punkt, kus isegi kui tsivilisatsioon peatab kogu oma tegevuse, keskkond jätkab muutumist, jätkab soojenemist, jätkab kokkukukkumist, kuni uus tasakaal on saavutatud. Tasakaal, mis ei toeta keerukat elu. Tasakaal, mis ei toeta tsivilisatsiooni. Ja siin on kõige häirivam osa. Me ei tea, kus see punkt on. Me ei tea, kas me oleme juba möödunud. Me ei tea, kas meil on veel 10 aastat või 50 aastat või 0 aastat. Me teame ainult, et punkt eksisteerib. Ja me teame, et me liigume selle poole. Ja me teame, et iga päevaga, mis möödub, me oleme lähemale. Aga me ei pea ainult spekuleerima. Me võime vaadata meie enda ajalugu. Sest meie enda ajalugu on täis väiksemaid tsükleid. Väiksemaid tsivilisatsioone, mis tõusid ja langesid. Ja nende mustrid on häirivalt sarnased. Maiade tsivilisatsioon tõusis umbes aastal 2000 enne meie ajaarvamist. Õitses 1000 aastat, ehitas linnu, ehitas templi, arendas matemaatikat, arendas astronoomiat ja siis, umbes aastal 900 meie ajaarvamise järgi, nad kadusid. Mitte kõik korraga, aga piisavalt kiiresti, et olla dramaatiline. Linnad tühjendusid, templid hülati, tsivilisatsioon kokku kukkus. Miks? Põud. Pikk põud. 20 aastat ilma piisava vihmata. Põllumajandus kokku kukkus. Toit kadus, rahvastik vähenes, linnad tühjendusid. Aga siin on oluline osa. Põud ei olnud ainult looduslik. Maiad olid raiunud maha metsad. Nad olid muutnud maastikku. Nad olid muutnud kohalikku kliimat. Ja need muutused tegid põua hullemaks, pikemaks,
surmavamaks. Nad ei teadnud, nad ei mõistnud. Nad nägid metsad kui ressursi. Nad nägid maad kui ressursi. Nad ei näinud süsteemi. Nad ei näinud tagasiside-tsükleid. Ja kui nad mõistsid, oli liiga hilja. Rooma impeerium tõusis umbes aastal 500 enne meie ajaarvamist. Õitses 500 aastat, ehitas linnu, ehitas teid, ehitas akvedukti, valitses pool Euroopat. Ja siis, umbes aastal 476 meie ajaarvamise järgi, nad kadusid. Mitte kõik korraga, aga piisavalt kiiresti, et olla dramaatiline. Impeerium fragmenteerus, linnad tühjendusid, tsivilisatsioon kokku kukkus. Miks? Paljud põhjused. Barbaari invasioonid, majanduslik ebastabiilsus, poliitiline korruptsioon, aga ka keskkond. Rooma oli ammendanud oma põllumajanduslikud ressursid. Muld oli kulunud, metsad olid raiutud, kaevandused olid ammendatud. Ja kui ressursid kadusid, majandus kokku kukkus. Ja kui majandus kokku kukkus, impeerium kokku kukkus. Nad ei teadnud, nad ei mõistnud. Nad nägid ressursse kui lõputuid. Nad nägid kasvu kui igavest. Nad ei näinud piire. Ja kui nad mõistsid, oli liiga hilja. Rapa Nui tsivilisatsioon, Lihavõtte saar, tõusis umbes aastal 1200 meie ajaarvamise järgi. Õitses 500 aastat. Ehitas Moai, tohutud kivikujud. Arendas keerukat ühiskonda. Ja siis, umbes aastal 1700, nad kadusid. Mitte kõik korraga, aga piisavalt kiiresti, et olla dramaatiline. Rahvastik vähenes 90%. Ühiskond kokku kukkus. Tsivilisatsioon kokku kukkus. Miks? Nad raiusime maha kõik puud. Kõik. Viimase puu. Ja ilma puudeta nad ei saanud ehitada paate. Ja ilma paatideta nad ei saanud püüda kala. Ja ilma kalata nad ei saanud toita rahvastikku. Ja rahvastik vähenes dramaatiliselt. Nad teadsid. Nad nägid, mis toimub. Aga nad ei peatanud. Sest iga klaani, iga grupi, iga indiviidi lühiajaline huvi oli jätkata. Ehitada veel üks Moai, raiuda veel üks puu, võtta veel üks ressurss. Ja kui viimane puu oli raiutud, oli liiga hilja. Need on väikesed tsüklid, lokaalsed tsüklid, aga mustrid on samad. Tsivilisatsioon tõuseb, tsivilisatsioon kasvab, tsivilisatsioon muudab oma keskkonda. Tsivilisatsioon ammendab oma ressursse. Tsivilisatsioon kokku kukub. Ja tsükkel kordub. Ja kui see juhtub väikeses mastaabis, üks saar, üks piirkond, üks impeerium, siis planeet jätkab. Teised tsivilisatsioonid tõusevad, teised proovivad. Aga kui see juhtub globaalses mastaabis, kui kogu planeet on üks süsteem, kui kogu tsivilisatsioon on ühendatud, siis ei ole teist võimalust. Siis ei ole teist katset. Siis on ainult üks valik. Läbida või kaduda. Aga siin on paradoks. Isegi kui me teame ajalugu, isegi kui me näeme mustreid, isegi kui me mõistame ohte, me endiselt ei tegutse. Mitte piisavalt. Mitte piisavalt kiiresti. Mitte piisavalt radikaalselt. Miks? Aastal 2026 tegi Yale'i ülikooli psühholoog Dan Kahan uuringu. Ta küsis 1000 inimeselt, kas te usute, et kliima muutub inimtegevuse tõttu? Vastused olid ootuspärased. Umbes 60% ütles jah. Umbes 30% ütles ei. Umbes 10% ütles, et nad ei tea. Aga siis Kahan küsis teist küsimust. Kas te olete valmis muutma oma eluviisi oluliselt, et vähendada oma süsiniku jalajälge? Ja siin vastused muutusid. Ainult 20% ütles jah.
Isegi nende seas, kes uskusid kliimamuutusesse, ainult 30% oli valmis muutma. Kahan küsis, miks? Miks inimesed, kes usuvad probleemi, ei ole valmis lahendama seda? Vastus oli lihtne. Sest lahendus on kallis, lahendus on ebamugav, lahendus nõuab ohverdusi ja inimesed ei taha ohverdada, eriti siis, kui nad ei ole kindlad, et teised ka ohverdavad. Eriti siis, kui nad ei ole kindlad, et nende ohverdus teeb vahet. See on vangide dilemma globaalses mastaabis. Iga inimene, iga grupp, iga riik seisab silmitsi sama valikuga. Kas ohverdada praegu või loota, et keegi teine ohverdab? Ja ratsionaalne valik, kui te ei usalda teisi, on mitte ohverdada. Sest kui te ohverdate ja teised ei ohverda, te kaotate. Te muutute nõrgemaks. Te muutate haavatavamaks. Aga kui kõik mõtlevad nii, keegi ei ohverda ja probleem süveneb ja aken sulgub. Ja siin on veel üks kiht. Isegi kui inimesed tahavad ohverdada, nad ei tea kuidas. Probleem on nii suur, nii keeruline, nii globaalne. Üks inimene ei saa seda lahendada. Üks grupp ei saa seda lahendada. Isegi üks riik ei saa seda lahendada. See nõuab koordinatsiooni, globaalset koordinatsiooni. Ja globaalne koordinatsioon on võib-olla kõige raskem asi, mida inimkond kunagi on proovinud. Aga on ka lootust, väikeseid märke, aga märke siiski. Aastal 2025 käivitas ÜRO uue programmi. Programm kandis nime Global Consciousness Project. Eesmärk oli lihtne. Luua platvorm, kus kõik riigid, kõik organisatsioonid, kõik inimesed saavad jälgida reaalajas, mis toimub planeedil. Kliima, ressursid, konfliktid, koostöö. Kõik andmed ühes kohas, kõik läbipaistvalt, kõik kättesaadavalt. Idee oli, et kui me kõik näeme sama pilti, kui me kõik mõistame sama probleemi, kui me kõik tunneme sama vastutust, siis me hakkame tegutsema. Mitte seetõttu, et keegi käsib, vaid seetõttu, et me mõistame. Programm käivitus jaanuaris. Esimese kuu jooksul registreerus 2 miljonit kasutajat. Esimese aasta jooksul 20 miljonit. Praeguseks, aasta 2027 lõpus, on üle 100 miljoni kasutaja. Nad vaatavad andmeid, nad jagavad andmeid, nad arutlevad andmete üle, nad teevad otsuseid andmete põhjal. Ja aeglaselt, väga aeglaselt midagi muutub. Mitte revolutsioon, vaid evolutsioon. Evolutsioon teadvuses, evolutsioon identiteedis, evolutsioon solidaarsuses. Kas see on piisav? Kas see on piisavalt kiire? Me ei tea, aga see on midagi. Ja midagi on parem kui mitte midagi. Nüüd tuleme tagasi alguse juurde, tagasi küsimuse juurde, mis alustas seda kõike. Kui maal on juba olnud 5 või 10 tsivilisatsiooni, kui igaüks neist seisis silmitsi sama filtriga, kui enamik neist ebaõnnestus, siis mis see meile ütleb? See ütleb meile, et me ei ole eriline. Me ei ole ainulaadne. Me ei ole universumi keskpunkt. Me oleme üks katse paljudest, üks tsükkel paljudest. Ja kui me ebaõnnestume, planeet jätkab, elu jätkab. Ja võib-olla miljonite aastate pärast keegi teine proovib uuesti. Aga see ütleb meile ka midagi muud, midagi lootust andvamat. See ütleb meile, et probleem ei ole võimatu. Sest kui 3% simulatsioonidest läbib, siis läbimine on võimalik. Raske, väga raske, aga võimalik. Ja kui see on võimalik, siis me võime olla see 3%. Aga see nõuab valikuid, raskeid valikuid. Valikuid, mida me peame tegema praegu, mitte homme, mitte järgmisel aastal. Praegu. Sest aken sulgub. Ja kui aken sulgub, valikud kaovad. Ja siis jääb ainult tagajärg. Valik on meie, ainult meie. Ja aeg on nüüd. Aga nüüd peame rääkima sellest, mida me ei tea.
Sest kui me oleme ausad, tõeliselt ausad, siis peame tunnistama, et kõik, mida me oleme seni rääkinud, on hüpotees. Kaunis hüpotees, matemaatiliselt põhjendatud hüpotees, aga hüpotees siiski. Me ei tea, kas varasemad tsivilisatsioonid eksisteerisid. Me ei tea, kas geokemilised anomaaliad on kunstlikud või looduslikud. Me ei tea, kas objektid orbiidil on vanad satelliidid või lihtsalt kosmosepraht, mida me ei tunne ära. Me ei tea isegi, kas meie mudelid on õiged. Kas meie simulatsioonid kajastavad reaalsust. Kas meie eeldused peavad paika. Ja see teadmatus ei ole nõrkus. See on ausus. See on teaduse südamik. Mitte kindlus, vaid küsimus. Mitte vastus, vaid otsimine. Aastal 2028 istus Sarah Chen oma kabinetis NASAs ja vaatas läbi kõik andmed, mida SETI-G-programm oli kogunud. 10 aastat tööd, 1000 proove, 10 000 mõõtmisi, 100 000 andmepunkte. Ja ta pidi tunnistama, me ei tea. 13 geokemilist anomaaliat, mida nad olid leidnud, võisid olla tõendid. Aga nad võisid olla ka lihtsalt anomaaliad. Looduslikud protsessid, mida me ei mõista täielikult. Vulkaanid, mida me ei tunne. Ookeanide tsirkulatsioon, mida me ei mõista. Meteoriiditolm, mida me ei oska arvesse võtta. Haruldaste muldmetallide tipud võisid olla tehnoloogilised markerid. Aga nad võisid olla ka hüdrotermiliste allikate tulemus või kontinentide liikumise tulemus või lihtsalt statistiline müra. Objektid orbiidil võisid olla vanad satelliidid, aga nad võisid olla ka meie enda varajased satelliidid, mida me oleme unustanud, või teiste riikide salajased projektid, või lihtsalt asteroidid, mille orbiidid juhtusid olema stabiilsed. Chen kirjutas oma lõpparuandes. Andmed on kooskõlas hüpoteesiga, et varasemad tsivilisatsioonid võisid eksisteerida, aga andmed ei tõesta seda hüpoteesi. Andmed ei välista ka alternatiive. Me vajame rohkem andmeid. Me vajame paremaid meetodeid. Me vajame rohkem aega. Aga siis ta lisas midagi, mida ta ei olnud kunagi varem teaduslikus raportis kirjutanud. Ta kirjutas. Aga isegi kui me ei tea, kas varasemad tsivilisatsioonid eksisteerisid, küsimuse küsimine on juba muutnud midagi. See on muutnud seda, kuidas me mõtleme ajast, kuidas me mõtleme oma kohast, kuidas me mõtleme oma vastutusest. Ja võib-olla see ongi kõige olulisem tulemus. Nii et tehkem nimekiri. Nimekiri asjadest, mida me ei tea. Mitte seetõttu, et me tahame olla pessimistlikud, vaid seetõttu, et ausus nõuab seda. Me ei tea, kui palju geoloogilist arhiivi on kadunud. Me teame, et vähem kui 1% maapinnast sisaldab kivimeid, mis on vanemad kui 100 miljonit aastat. Aga me ei tea, kui palju informatsiooni on kadunud isegi nendest kivimitest. Kui palju on ümber töödeldud, kui palju on sulatatud, kui palju on kulutatud. Me ei tea, millised jäljed tsivilisatsioon jätaks. Me eeldame, et fossiilkütuste kasutamine muudab süsiniku isotoope. Aga kui nad ei kasutanud fossiilkütuseid, kui nad läksid otse tuumaenergia või päikeseenergia juurde, siis nad ei jätaks seda jälge. Me eeldame, et tehnoloogia vajab haruldasi muldmetalle, aga kui nende tehnoloogia oli erinev, kui nad kasutasid materjale, mida me ei tunne, siis me ei leiaks neid jälgi. Me ei tea, kui kaua jäljed püsiksid. Me arvutame, et plastik laguneb 500 kuni 1000 aasta jooksul. Aga need on hinnangud tänapäevaste tingimuste kohta. Kui tingimused olid erinevad, kui temperatuur oli kõrgem, kui bakterid olid erinevad, kui keemiline keskkond oli erinev, siis lagunemisaknad võivad olla täiesti erinevad. Me ei tea, kas meie mudelid on õiged. David Kippingu simulatsioonid näitasid, et 3% tsivilisatsioonidest läbib filtri. Aga need simulatsioonid põhinevad eeldustel selle kohta, kuidas tsivilisatsioonid arenevad, kuidas nad kasutavad ressursse, kuidas nad reageerivad kriisidele,
ja kui need eeldused on valed, kui reaalsus on keerulisem, kui on parameetreid, mida me ei ole arvesse võtnud, siis 3% võib olla vale. See võib olla 1% või 10% või 0. Me ei tea, kas me oleme juba möödunud tipping pointist. Me teame, et selline punkt eksisteerib. Punkt, kus tagasiside tsüklid muutuvad iseseisvaks. Aga me ei tea, kus see punkt on. Me ei tea, kas see on 1 kraad soojenemist või 2 kraadi või 3. Me ei tea, kas see on 1 protsess või mitu protsessi. Me ei tea, kas see on järsk või järkjärguline. Me ei tea, kas koostöö on võimalik. Me näeme märke. Global Consciousness Project, Reykjaviki kokkulepe. Aga me ei tea, kas need on piisavad. Kas need on piisavalt kiired? Kas need on piisavalt sügavad? Ajalugu näitab, et koostöö on raske, väga raske. Eriti siis, kui panused on kõrged. Eriti siis, kui usaldus on madal. Me ei tea, kas me oleme esimesed või 6. või 10. Me ei tea, kas tsüklid on reaalsed või lihtsalt meie kujutlus. Me ei tea, kas mustrid, mida me näeme, on tõelised või lihtsalt pareidolija, inimese kalduvus näha mustreid seal, kus neid ei ole. Ja kõige olulisem, me ei tea, kas me läbime. Me ei tea, kas me oleme see 3%. Me ei tea, kas meie valikud on õiged. Me ei tea, kas meie aeg on piisav. Me lihtsalt ei tea. Aga siin on asi. Siin on see, mida ma tahan, et te mõistaksite. Teadmatus ei ole põhjus mitte tegutseda. Teadmatus on põhjus tegutseda ettevaatlikult, targalt, alandlikult. Kui me teaksime kindlalt, et varasemad tsivilisatsioonid eksisteerisid, kui me teaksime täpselt, miks nad ebaõnnestusid, kui me teaksime täpselt, mida me peame tegema, siis valik oleks lihtne. Me lihtsalt järgiksime juhiseid. Me lihtsalt vältiks nende vigu. Me lihtsalt teeksime, mida nad ei teinud. Aga me ei tea. Ja see tähendab, et me peame mõtlema ise. Me peame tegema valikuid ebakindluse tingimustes. Me peame tegutsema ilma garantiideta ja see on raskem, palju raskem. Aga see on ka ausam, see on ka reaalsem, sest elu on ebakindel. Tulevik on ebakindel. Ja iga oluline valik, mida me kunagi teeme, tehakse ebakindluse tingimustes. Me ei tea, kas meie lapsed on õnnelikud, aga me saame nad siiski. Me ei tea, kas meie töö on mõttekas, aga me teeme seda siiski. Me ei tea, kas meie valikud on õiged, aga me teeme neid siiski. Ja sama kehtib tsivilisatsiooni tasandil. Me ei tea, kas me läbime, aga me peame proovima siiski. Sest alternatiiv, mitte proovida, sest me ei ole kindlad, ei ole alternatiiv. See on kapituleerumine. Aga mis on muutunud? Mis on muutunud selle 10 jooksul, mil me oleme küsinud neid küsimusi? Mis on muutunud selle 10 jooksul, mil me oleme mõelnud tsüklitele? Midagi peent. Midagi, mida on raske sõnadesse panna, aga midagi olulist. Me oleme hakanud mõtlema pikemas perspektiivis. Mitte ainult aastad, mitte ainult aastakümneid, vaid sajandid, aastatuhandeid, miljonid aastad. Me oleme hakanud mõtlema geoloogilises ajas. Ja kui te mõtlete geoloogilises ajas, teie prioriteedid muutuvad. Asi, mis tundub oluline täna, aktsiahind, valimised, skandaal, muutub ebaoluliseks. Asi, mis tundub ebaoluline täna, muld, metsad, ookeanid, muutub oluliseks. Sest aktsiahind ei oma tähtsust 1 000 000 aastat hiljem, aga muld omab, metsad omavad, ookeanid omavad. Me oleme hakanud mõtlema tsüklitena, mitte lineaarselt. Mitte enam algusnool, progressnool, lõpp, vaid tõusnool, õitsengnool, langusnool, taastumine nool, tõus. Me oleme hakanud nägema, et ajalugu ei ole sirge joon. Ajalugu on laine või spiraal või fraktaal.
Midagi, mis kordub, aga mitte täpselt. Midagi, millest me võime õppida. Me oleme hakanud mõtlema ennast osana mustrist, mitte ainulaadsena, mitte erilisena, vaid osana. Üks katse paljudest. Üks tsükkel paljudest. Ja see on alandav. Aga see on ka vabastav. Sest kui me ei ole ainulaadsed, siis meie ebaõnnestumine ei ole ainulaadne. Ja kui meie ebaõnnestumine ei ole ainulaadne, siis me võime õppida teiste ebaõnnestumistest. Isegi kui need teised on hüpoteetilised. Me oleme hakanud mõtlema vastutusest teisiti. Mitte ainult vastutus oma laste ees, mitte ainult vastutus oma riigi ees, vaid vastutus kõigi ees, kes tulevad pärast meid. Kõigi ees, kes võivad tõusta miljonite aastate pärast. Kõigi ees, kes vaatavad kivimeid ja küsivad, mis nad olid, miks nad kadusid, mida me saame õppida. Ja kõige olulisem, me oleme hakanud mõtlema, et meie valikud loevad. Mitte seetõttu, et me oleme eriline, vaid seetõttu, et me oleme siin, praegu, sel hetkel. Ja see hetk ei kordu. See hetk on ainulaadne. Mitte seetõttu, et meie oleme ainulaadsed, vaid seetõttu, et iga hetk on ainulaadne. Mäletate, kuidas me alustasime? Me alustasime küsimusega, mis siis, kui me ei ole esimesed? Nüüd, pärast kõike, mida me oleme uurinud, pärast kõike, mida me oleme õppinud, pärast kõike, mida me oleme mõistnud, vastus on, me ei tea. Me ei tea, kas me oleme esimesed. Me ei tea, kas me oleme 6. või 10. Me ei tea, kas tsüklid on reaalsed või lihtsalt hüpotees. Aga me teame midagi muud. Me teame, et küsimus ise on muutnud meid. Küsimus on pannud meid mõtlema teisiti. Küsimus on pannud meid nägema ennast teisiti. Küsimus on pannud meid mõistma, et me ei ole universumi keskpunkt. Me oleme osa mustrist, osa protsessist, osa evolutsioonist. Ja see mõistmine, see alandlik, valus, aga ka vabastav mõistmine on võib-olla kõige olulisem asi, mida me võime õppida. Sest kui me mõistame, et me ei ole eriline, siis me lõpetame käitumise, nagu me oleksime eriline. Me lõpetame eeldamise, et reeglid ei kehti meile. Me lõpetame eeldamise, et tagajärjed ei puuduta meid. Me lõpetame eeldamise, et me võime teha, mida tahame, ilma hinnata. Ja me hakkame käituma nagu see, mis me tegelikult oleme. Üks liik paljudest. Üks tsivilisatsioon paljudest võimalikest. Üks katse, mis võib õnnestuda või ebaõnnestuda. Ja mille õnnestumine sõltub mitte sellest, kui eriline me oleme, vaid sellest, kui targad me oleme, kui alandlikud me oleme, kui koostöö valmis me oleme. On öö. Te vaatate tähtede poole ja te mõtlete, kuskil seal, ümber mõne neist tähtedest, on planeet. Ja sellel planeedil on elu. Ja see elu on arenenud keerukuseks. Ja see keerukus on arenenud intelligentsuseks. Ja see intelligentsus on ehitanud tsivilisatsiooni. Ja see tsivilisatsioon seisab praegu silmitsi sama valikuga, millega meie seisame. Sama filtriga, sama küsimusega, kas kasvada üles või kaduda. Ja te ei tea, mida nad valivad. Te ei tea, kas nad läbivad. Te ei tea isegi, kas nad eksisteerivad. Aga te teate midagi muud. Te teate, et kui nad eksisteerivad, kui nad seisavad silmitsi sama valikuga, siis nad ei ole üksi. Sest meie seisame silmitsi sama valikuga. Ja võib-olla kuskil keegi teine seisab silmitsi sama valikuga. Ja võib-olla kuskil keegi on juba teinud selle valiku. Ja läbinud. Ja jätkanud. Ja see mõte, see väike, habras, aga püsiv mõte annab lootust. Mitte lootust, et keegi päästab meid. Mitte lootust, et probleem lahendab ennast. Vaid lootust, et lahendus on võimalik. Et läbimine on võimalik. Et me võime olla need, kes läbivad. Kui me valime. Kui me tegutseme. Kui me teeme seda koos.
ja aeg on nüüd, mitte seetõttu, et keegi ütleb meile, vaid seetõttu, et me mõistame. Me mõistame, et aken sulgub. Me mõistame, et valikud kaovad. Me mõistame, et iga päev, mis möödub, on päev vähem. Aga me mõistame ka, et iga päev, mis möödub, on võimalus. Võimalus valida. Võimalus tegutseda. Võimalus muuta. Ja see võimalus, see väike, habras, aga reaalne võimalus on kõik, mida me vajame. Sest me ei ole esimesed. Aga me võime olla need, kes läbivad. Me võime olla need, kes murravad tsüklit. Me võime olla need, kes jätavad sõnumi mitte hoiatusena, vaid juhendina. Sõnumi, mis ütleb, me olime siin. Me seisime silmitsi sama valikuga ja me valisime õigesti. Siin on, kuidas me seda tegime. Siin on, mida me õppisime. Siin on, kuidas te saate teha sama. Ja siis tsükkel ei ole enam tsükkel. Tsükkel on evolutsioon. Evolutsioon teadvuses. Evolutsioon tarkuses. Evolutsioon selles, mida tähendab olla tsivilisatsioon. Mitte lihtsalt ellu jääda, vaid õitseda. Mitte lihtsalt eksisteerida, vaid kasvada. Mitte lihtsalt olla, vaid saada. See on meie valik. See on meie hetk. See on meie vastutus. Ja aeg on nüüd. Aga nüüd peame rääkima sellest, mida me ei tea. Sellest, mida me ei saa kunagi teada. Sellest, mis jääb alati müsteeriumi hõlma. Me teame, et 5 tsivilisatsiooni võisid olla enne meid. Me teame, et geokemilised anomaaliad eksisteerivad. Me teame, et mustrid on häirivalt järjepidevad. Me teame, et matemaatika lubab seda. Aga siin on asi, me ei tea kõike. Me ei tea kunagi kõike. Me ei tea, millised nad olid. Kas nad olid nagu meie? 2 kätt, 2 jalga, 2 silma. Või olid nad midagi täiesti teissugust? Midagi, mida me ei suuda ette kujutada isegi oma julgeimates fantaasiates. Kas nad rääkisid? Kas neil oli keel? Kas neil oli kunst, muusika, armastus? Kas nad naerasid? Kas nad nutsid? Kas nad kartsid surma nagu meie? Kas nad unistasid igavikust nagu meie? 5. Hoiatus räägib meile nende tehnoloogiast, nende energiasüsteemidest, nende kokkukukkumisest. Aga see ei räägi meile nende hingest, nende lootustest, nende hirmudest, nende armastusest. Sest kuidas sa kodeerid armastust molekulaarsesse struktuuri? Kuidas sa kodeerid iha, igatsuse, õrnuse tunnet? Kuidas sa kodeerid hetke, mil ema hoiab oma last esimest korda? Või hetke, mil keegi vaatab päikeseloojangut ja tunneb midagi, millel ei ole nime? Me ei tea, me ei saa teada. Ja see on kaotus, päris kaotus. Sest iga tsivilisatsioon, kes kaob, kaotab mitte ainult oma linnad, oma tehnoloogia, oma teadmised. Ta kaotab oma kogemuse, oma ainulaadse viisi näha universumit, oma ainulaadse viisi olla universumis. Ja see kogemus ei tule kunagi tagasi. Kunagi. Mõelge sellele. 5 tsivilisatsiooni. 5 täiesti erinevat viisi olla teadlik. 5 täiesti erinevat viisi mõista reaalsust. 5 täiesti erinevat viisi küsida, mis me oleme. Ja kõik 5 kadusid. Kõik 5 vaikisid. Ja nende vaikus on nii sügav, nii täielik, et me ei tea isegi, mida me kaotasime. Me ei tea, kas nad nägid seda tulevat. Kas nende teadlased hoiatasid? Kas nende juhid kuulasid? Kas nende inimesed, või mis iganes nad olid, mõistsid, mis toimub? Või kas nad elasid oma viimaseid päevi teadmatuses, uskudes, et kõik on hästi, et keegi lahendab probleemi, et homme on parem kui täna? Me ei tea, kas nad võitlesid, kas nad üritasid muuta.
kas nad tegid Reykjaviki kokkuleppe nagu meie? Kas nad ehitasid Global Consciousness Projecti nagu meie? Kas nad üritasid koordineerida, koostööd teha, ohverdada? Või kas nad lihtsalt jätkasid? Jätkasid, kuni oli liiga hilja. Me ei tea, kui kiiresti see juhtus. Kas see oli äkiline? Üks suur katastroof, mis kustutis kõik ühe hetkega? Või kas see oli aeglane, sajandite pikkune hääbumine, kus iga generatsioon oli veidi vaesem, veidi nõrgem, veidi lootusetum kui eelmine? Kas viimased neist teadsid, et nad on viimased? Kas nad vaatasid tühjenevaid linnu ja mõistsid, me oleme lõpp? Me ei tea, kas keegi neist jõudis tähtede juurde. Kas keegi neist ehitas kosmoselaevad? Kas keegi neist põgenes? Kas kuskil, ümber mõne kauge tähe, on planeet, kus nende järglased elavad? Planeet, kus nad mäletavad maad kui kodut, mida nad kaotasid? Või kas nad kõik jäid siia? Kas nad kõik surid siia? Me ei tea. Ja see teadmatus on hirmutav. Sest see tähendab, et me võime teha kõik õigesti ja siiski ebaõnnestuda. Me võime õppida, me võime muuta, me võime koostööd teha. Ja siiski võib olla liiga hilja, sest planeet ei hooli meie kavatsustest. Planeet ei hooli meie pingutustest. Planeet järgib ainult füüsikaseadusi ja füüsikaseadused on ükskõiksed. Aga siin on midagi, mis paneb mind öösiti ärkvel lebama. Midagi, mis on veel sügavam kui küsimus varasematest tsivilisatsioonidest. Mis siis, kui teadvus ei kao? Kvantfüüsika ütleb meile, et informatsioon ei kao kunagi. Termodünaamika teine seadus ütleb meile, et entroopia kasvab, aga informatsioon säilib. Alati, igavesti. Kodeeritud kvantväljadesse, kodeeritud ruumiaja struktuuri, kodeeritud viisil, mida me alles õpime mõistma. Mis siis, kui teadvus on informatsioon? Mis siis, kui kõik, mida me oleme, kõik, mida me mõtleme, kõik, mida me tunneme, on lihtsalt informatsioon? Muster. Väga keerukas muster, aga muster siiski. Ja kui see on muster, siis see muster ei kao. See transformeerub. See levib. See muutub osaks millestki suuremast. See kõlab nagu müstika. See kõlab nagu religioon, aga see ei ole. See on füüsika. Väga spekulatiivne füüsika, aga füüsika siiski. Aastal 2042 käivitas Oxfordi ülikooli füüsikute grupp projekti nimega Quantum Archaeology. Idee oli radikaalne. Kui informatsioon ei kao, kui iga mõte, iga tunne, iga kogemus jätab jälje kvantväljadesse, siis teoreetiliselt me võiksime neid jälgi lugeda. Me võiksime rekonstrueerida minevikku. Mitte ainult sündmusi, vaid kogemusi, teadvust ennast. Projekt oli ebaselge. Nad leidsid mustreid, palju mustreid, aga nad ei suutnud tõestada, et need mustrid on midagi muud kui müra. Nad ei suutnud tõestada, et need mustrid on teadvus, või olid teadvus, või võiksid olla teadvus. Aga projekt jätkub, sest küsimus ei kao. Küsimus, mis on vanem kui meie tsivilisatsioon. Mis juhtub pärast? Mis juhtub, kui me kaovad? Kas me lihtsalt lõpeme või kas midagi jätkub? Ja kui midagi jätkub, kui teadus on informatsioon ja informatsioon ei kao, siis need 5 tsivilisatsiooni ei kadunud. Nad transformeerusid. Nad muutusid osaks millestki, mida me ei näe. Millestki, mis on alati olnud siin. Millestki, mis vaatab, mis ootab, mis loodab, et me õnnestume. See on ilus mõte, aga see on ka hirmutav mõte. Sest kui nad on siin, kui nad vaatavad, siis nad näevad, mida me teeme. Nad näevad meie valikuid, nad näevad meie vigu ja nad ei saa aidata. Nad saavad ainult vaadata ja loota.
mäletate, kuidas me alustasime? Te istute siin, te kuulate neid sõnu ja teie keha liigub läbi ruumi kiirusega 470 000 kilomeetrit tunnis. Kõik, mida te olete ehitanud, kõik, mida te nimetate tsivilisatsiooniks, kõik see kihutab läbi kosmose meie planeedi küljes. Aga nüüd te teate midagi, mida te ei teadnud siis. Te teate, et see ei ole esimene kord. Te teate, et keegi teine on teinud seda enne. 5 korda enne. Ja te teate, et nad kõik seisid täpselt seal, kus te praegu seisate. Nad vaatasid tähtede poole. Nad küsisid samu küsimusi. Nad tundsid sama imetlust, sama hirmu, sama lootust. Ja nad kadusid. Aga nad jätsid midagi. Nad jätsid sõnumi. Nad jätsid hoiatuse. Nad jätsid võimaluse, et te teete paremini. Ja siin te olete. Siin me oleme. Mitte esimesed, aga võib-olla mitte ka viimased. Kui me valime õigesti. Kui me tegutseme nüüd. Kui me mõistame, et me ei ole ainult indiviidid. Me ei ole ainult riigid. Me oleme liik. Üks liik. Üks tsivilisatsioon. Üks saatus. Aga siin on viimane küsimus. Kõige olulisem küsimus. Küsimus, mis määrab kõik. Mitte, kas me oleme esimesed. Mitte, kas varasemad tsivilisatsioonid eksisteerisid. Mitte isegi, kas me läbime filtri. Vaid, mida me teeme sellega, mida me teame. Sest lõpuks ei ole oluline, kas varasemad tsivilisatsioonid olid reaalsed või hüpoteetilised. Oluline on see, et küsimus on muutnud meid. Küsimus on pannud meid mõtlema pikemas perspektiivis. Küsimus on pannud meid nägema ennast osana mustrist. Küsimus on pannud meid mõistma, et me ei ole eriline. Ja see mõistmine, see alandlik, valus, aga ka vabastav mõistmine, on võib-olla kõige olulisem asi, mida me võime õppida. Sest kui me mõistame, et me ei ole eriline, siis me lõpetame käitumise, nagu me oleksime eriline. Me lõpetame eeldamise, et reeglid ei kehti meile. Me lõpetame eeldamise, et tagajärjed ei puuduta meid. Ja me hakkame käituma nagu see, mis me tegelikult oleme. Üks katse paljudest. Üks tsükkel, mis võib korduda või murda. Üks hetk, mis ei tule kunagi tagasi. On öö. Te vaatate tähtede poole. Ja te mõtlete kõigest, mida te olete kuulnud. 5 tsivilisatsiooni enne teid. 5 katset. 5 ebaõnnestumist. Või võib-olla mitte ebaõnnestumist. Võib-olla transformatsioone. Võib-olla nad on endiselt siin, lihtsalt viisil, mida me ei mõista. Ja te mõtlete, mis on meie koht selles loos? Kas me oleme 6. ebaõnnestumine või kas me oleme esimene õnnestumine? Vastus on, me ei tea, veel mitte. Vastus kirjutatakse praegu, iga päevaga, iga valikuga, iga tegevusega. Aga te teate midagi muud. Te teate, et te ei ole üksi. Mitte seetõttu, et keegi tuleb teid päästma, vaid seetõttu, et olete osa millestki suuremast. Osa protsessist, mis on vanem kui teie liik. Osa evolutsioonist, mis ei lõpe kunagi. Ja see annab lootust. Mitte lootust, et kõik saab korda, vaid lootust, et kõik võib saada korda. Kui me valime, kui me tegutseme, kui me teeme seda koos. Sest lõpuks ei ole oluline, kas me oleme esimesed või 6. või 10. Oluline on see, et me oleme siin, praegu, sel hetkel. Ja see hetk on meie. Ja me võime valida, mida me sellega teeme. Me võime valida olla tsükkel, mis kordub, või me võime valida olla tsükkel, mis murdub. Valik on meie. Aeg on nüüd. Ja tulevik ootab.